publik, tere tulemast. Aitäh, et te hoiate ja toetate Oasise elus püsimist ja seda, et me saame siin koos teadvust avardada ja üksteisele siis olla selliseks kohtumiskohaks ja tõesti väärtustada tervist ja juua, süüa head materjali enda siis igapäevaelu tegevuseks. Ja tänase meie saate siis erikülaline, et kuna tõesti väga eriline külaline, et meil on siis külas Tiina Varadalu, kellega ma ei tea, kas ma tutvusin just, aga ütleme põgusamalt tutvusin, kui ta tegi mulle siis sünnikaardi lugemise sessiooni, mis kestis 3-4 tundi. Mul on salvestatud see kõik materjal ja me sõime vahepeal veel vist seljanka suppi. Et see oli hästi vahva siuke, et mina rääkisin oma asjadest ja tema rääkis oma elust ja vist ikka pigem sina rääkisid oma elust, sellepärast et minu elust sa kogu aeg rääkisid ja selle kaardi järgi. Supi ajal me rääkisin oma elust vist. Just, ja siis mul oli nii tore, et ma sain nagu reaalselt tuttavaks inimesega, keda ma ei teadnud ja kes jagas mulle oma isiklikke kogemusi ja minu meelest see ehe, aus olemine mind väga nakataski, et ei olnud sellist hirmu, et ma ei tea, et äkki ma ei jaga talle. Suvaline Toomas kuskilt kutsus mind teenuse, ma ei tea, et mis ma taga täpselt nüüd siis teen. Aga tema on nagu, räägime sellest ja siis sellest ja siis sellest ja ma nagu, ma hakkan ka midagi rääkima siis ja siis ma jagasin ka mingid oma teemasid ja niimoodi mõnuga jõudsimegi siis 3-4 tundi hiljem selleni, kui mul oli siis mingi tohutu maailm avardatud, et halloo Toomas, sa sündisid täpselt sellisel hetkel ja kõik need planeedid olid täpselt sellises seisus, et oleksid sina täpselt sellise olemuse väljendusega. Ja muidugi seal oli väga palju tuttavat, millest ma sain aru, aga nüüd, kui ma hiljem olen järgi kuulanud, siis tegelikult ei saa kõigest väga täpselt aru, sest need sõnad, mis ta tuleb, ta on nagu justkui mingisuguses transi seisundis, et ta võtab kuskilt neid asju, loeb oma neid mingeid märke seal kuskil, vaatab aga kuskilt sealt kaardi pealt mingeid neid seisu ja nurki ja kes kus mida kokku pöörleb ja tiirleb ja läheb ja siis nagu lihtsalt kuuled ja siis nagu hea, et on salvestusvõimalus, et kui keegi seda peaks kunagi proovima temaga, siis salvestage, et see annab väga erilise kogemuse hiljem siis nii-öelda taas mõista ja taas väärtustada. Ja selline astroloogi amet ja nüüd tegelikult selle kõrval oled sa pakkumas siis ka sellist teist unikaalset teenust, mis on siis reisikorraldaja, reisisaatja. Ma olen reisiesindaja kosmoses ja maa peal. Kosmoses ja maa peal. Või täpsemalt võiks öelda, et ma olen seisakust sündinud reisiesindaja kosmoses ja maa peal. Et aga meil oli sul teine taustalugu, et me siis kohtusime siin 7. veebruar ja arutasime siis seda mõtet, et teha koos see vestlusõhtu ja üks mõte oli siis 6 aega hiljem, ilusti paneme täpselt naistepäeva eel, et räägimegi siis naistele naiselikkusest ja mitte ainult naiselikkusest, vaid ka sellisest tulehoidjast ja meie tänastes teemades on veel vaimsus, kosmos loomulikult, tähed ja universum ja kuna ikkagi tegemist on naiste kuuga, märts on naistele siis erilise tähelepanu omaks saav kuu meie ühiskonnas, siis räägime sellisest naiselikkuse erinevatest perspektiividest ja kuidas siis ka Tiina tegelikult oma olemusega kannab seda väga edasi. Ja minu meelest Tiina on selles mõttes veel eriline, et ta ongi nagu selline naisvõlur. Et siuke nagu pehme, aga samas tugev, siiras, aga samas aus, et kuna siirus ja aus ja võib-olla siuke ehedus on mõnes mõttes nagu laia perspektiiviga, et siis see kuidagi dimensioon mulle väga inspireeris või siiamaani inspireerib. Ja siis igatahes me kohtusime, arutasime need toredad teemad läbi ja Tiina jagas mulle oma personaalseid elukogemusi ja ma olin wow, et väga sügavad nagu retsid, rännakud enda sees. Ja siis, mis juhtus pärast seda, tahad sa kohe jagada, mis lendas elus? No see oligi täpselt niimoodi, et mul oli parasjagu see tulehoidja eksam oli pooleli, aga ma ise seda ka veel ei teadnud ja siis Toomas kutsus mu siia ja teatas, et ma võiksin tulla siia rääkima ja mina olin just parasjagu teel
oma aida korstent nagu püsti panema, sest mul murdus korsten ära. Ja läksingi siis järgmise päeva hommikul sõitsin oma aita, vahetama oma aida korstent. Aga seal äkitselt tuligi selline sündmus nagu vahele, mida ma tänaseks muidugi näen väga hästi, et see oligi sellesama minu tulehoidja nagu lõpueksam oligi, et mu perekonna muster nagu jooksiski nulli, mida mulle tegelikult, ma olen ise näinud juba tükk aega ja mul on öeldud seda juba tükk aega, et nagu perekonna karmamuster jookseb nulli, eks ju. Aga ma ei kujutanud ette, et see niimoodi võib toimuda. Ja see minu naiselikkus, nagu sa siin ennist ütlesid, see minu naiselikkus ongi olnud nagu selline äraspidine siiamaani. Tänu sellele, et ma olen olnud väga plastiline, ma olen olnud väga, ütleme, kohanev, aga ma olen olnud nagu selle sisemise tõusva mehelikkuse, selle sisemise looja, selle sisemise vangistatud tule, selle väga tugevatesse materiaalsetesse mustritesse alla surutud nagu pommiks pakitud nagu meheliku jõuteenistuses ja tänu sellele ma olen olnud nagu selline omamoodi nagu teemon. Et ma olen olnud küll naiselik, aga mitte sellises positiivses võtmes naiselik, vaid ma olen olnud nagu selline kogu aeg nagu visatakse välja, eks ju, pesapõlgaja, koduhülgaja, laste maha jätja, on ju, kogu aeg kukub kuhugi, juhtub midagi, läheb hulluks, on ju, sõidab Türki ootamatult tööle ja ühesõnaga selline nagu ebatavaliselt kohanev, ootamatult tegutsev ja loomulikult seda on mulle võimaldanud see, et ma olen olnud nagu oma personaalses võtmes nagu hästi naiselik, sest ma olen suutnud tõesti nagu toime tulla selliste läbikukkumiste nagu andumisega nagu hullus olukorras. Ma olen tänaval peksa saanud vangi käest loomulikult, sest kelle käest veel, sest ma vabastasin seda vangistatud elujõudu, siis ma olin 18. Ja mul oli siin 4 õmblust silma all ja mitte ühtegi armi. Nüüd ma 8. veebruaril kukkusin oma aida trepist või redelist alla 2,5 meetri kõrgusel. Mul oli 8 luumurdu ja näete, nüüd ma istun siin ja mul ei ole jällegi mitte ühtegi jälge. 8 luumurdu. ma püüdsin põhimõtteliselt ja see oli täiesti vägev värk on ju, võiks öelda. Ja kui ma Türgist tulema hakkasin, siis minu armastus kinkis mulle kella. Kinkis mulle ühesõnaga suure kella. Me olime Evega mu töökaaslasega täielikus hämmingus, et kuidas niisugune suur kell tuli ja pani lauale. Ja 12 koha peal oli oomega. Ütleme, minu alfa kinkis mulle oomega, et ilmselt tõesti hakkab nagu algus ja ots kokku saama, eks ju. Aga muidugi ei saanud ma jälle mitte midagi aru. Ja siis ma tõin selle kella Eestisse ja viisin sinna oma aita, kus on mu vanemad abiellunud, kus olen mina alguse saanud, panin selle jäära nulli, nagu astroloog alati paneb õigesse kohta oma oomega kella üles, siis murdus korsten sealt kõrvalt, siis lendas poeg ema juurest minema ja siis 3 päeva hiljem, ma ei teadnud üldse, et poeg kuhugi kolis, kukkusin mina elegantselt täpselt kaalude sektorist lihtsalt alla. Ja nüüd tagantjärgi vaadates ma olen nagu aru saanud, miks seda vaja oli just niimoodi, sest mul oli vaja saada toetuspunkt. Ma olin just nagu olnud oma perekonna, see perekonna karma tähendaski seda, et ma olin nagu perekonna toetuspunktiks ennast andnud. Sest et meil oli see lapse päästmise projekt, oli nii pikka aega muudkui kestis ja ühesõnaga tekkiski selline asi, et kogu aeg tehti valik mitmeid põlvi järjest mineviku suunas. Et kogu aeg tekkis see asi, et on vaja ema päästa, on vaja maja päästa, perekond on tähtsam ja tulevik ohverdatakse. Ma sain nagu aru sellest ka, kuidas tekib see Saturni müüt, mida te kõik ilmselt teate, et see on see Kroonos sööb oma lapsi, öeldakse, eks ju, et Kroonos sööb oma lapsi. Et see tekib sellest, et kui ratsionaalne mõistus läheb väga tugevaks, kui ta läheb väga tugevaks, siis ta põhimõtteliselt enam ei loobu. Et ta enam ei loobu. Ja kui ratsionaalne mõistus läheb tugevaks, enam ei loobu, siis ta hakkab säilitama. Ta hakkab säilitama ehitisi, ütleme varandust, vanadust, selliseid asju ja hakkab tulevikku ohverdama minevikule. Et see juhtubki sellest, nii et põhimõtteliselt, kui inimese mõistus ei ole veel väga tugev,
siis tal seda ohtu ei ole. Aga kuna minu vanaisa oli Eesti Maapanga president ja meil oli tohutud suured perekonna küüditamised ja igasugused sellised sündmused, mis tegid selle perekonna väga tähtsaks, liigagi tähtsaks. Ja see tõmbas kogu selle mustri nagu mineviku suunas, et minevik alati jäi nagu olulisemaks. Ja võt siis ma seda mustrit lõpetasingi. Et kuidas nagu saada uuesti see suund sinna, et ma valin selle hullumeelse tuleviku, et ma valin selle iseenda, et ma valin armuda ja minna tundmatusse, et ma valin lasta lastel minna. Vaadaku teised pealegi, et ma olen mingisugune rongaema, on ju. Keegi just ütles mulle, et no mida sa põed, on ju. Kanaema lapsed on kõik pannil, aga rongaema lastest saavad korralikud rongad, on ju. No, ja võt see oli, aga samas ikkagi see lubadus kusagil kuklas, see instinkti tasandi lubadus nende suurte traumadega. Kui väike laps saab oma elus väga suure trauma, nagu minu ema 5-aastaselt küüditati, eks ju. Ja siis see jääb kuhugi kuklaajusse, see jääb kuhugi baasinstinkti, jääb see kaitse väga tugev ja seda ei ole võimalik ära rääkida, sellega ei ole võimalik mingeid läbirääkimisi pidada. See on nii tugev kaitse, et seda ei saa muud moodi kui puust ja punaseks. Ja minul oligi siis viimane hüpe toimuski mul siis peaga vastu kivi, et ma just ütlesingi, et see oli nagu see kivikindel lubadus. Ja kõige naljakam oli veel see, et kirurg pärast tegi foto mu kuklast, kui ta õmbles seda, mul oli 11 õmblust siin, täpselt siin kukla peal. Ja siis ta näitas mulle seda pilti ja ütles, et vaata, see on ümbrikukujuline kiri Jumalale. Oligi kiri Jumalale. No, ja siis ma kukkusingi sinna alla ja siis ma sain aru, mis võimalus see oli. See oli see võimalus selle vana mustri lõpetamiseks, et sisuliselt nagu see osa minust, kes oli selle vana mustri vangistuses, see nagu kukkus sinna nii-öelda kokku. Ja mul oli võimalus, see trauma oli piisavalt nii sügav, et mul oli võimalus tõusta enda eest püsti nagu elu ja surma peale, sest kuna ma olin seal üksi, mind ei oleks leitud kindlasti mitte enne kui nädala pärast. Ja kui ma ei oleks selle 8 murruga suutnud püsti tõusta, siis ma oleks sinna lihtsalt surnud, eks ju. Aga see oligi see koht, kus ma sain võtta kokku nagu kogu oma tahte ja sirutada välja oma selgroo ja ma tõusin püsti selle 8 murruga. Ja ma läksin siin aita ja ma helistasin endale 112 ja nad tulid 8 minutiga. 8 minutiga. Olid nad kohal. Ja siis, kui nad kandsid mu selle kanderaamiga pea ees sealt aida uksest välja, kus mu vanemad abiellusid, saad aru, mul oli täitsa reaalselt tunne, et ma sünnin välja nagu perekonnaga armastan ja mul on nagu uus sünnipäev, üks kanderaabikandja ütles veel, et nüüd sa lähed taevasse. Ja siis nad viisid mu Järvamaa haiglasse Eestimaa südamesse, mis asub Tiigi tänaval, mis on mu neiupõlve nimi. Ja ma sain sealt teha täpselt sellel imikuteekonna kiirendatud korras. Ma lamasin selja peal seal, eks ole, intensiivis, mähkmepükstega, on ju. Siis ma tõusin esimest korda istuma, siis ma tõusin esimest korda püsti, siis ma käisin potil. Ma tegin nagu kiirendatud korras oma sünnipäeval, mul oli 16. veebruari sünnipäev, on ju, ja 15. ilmus üks õde, kes ütles, et oi, mina olen spetsialist, me kammime sul need juuksed lahti, sest kuna mul oli siit nii palju verd tulnud, et mul oli täitsa, ma olin punapea põhimõtteliselt, on ju, ja ma olin nühkinud seda kuivanud verd veel vastu patja. Ja see oli siuke pusa. Ja ma olin veendunud, et ma saan kiilakaks nüüd kohe, eks ju. Aga siis tuli see õde ja ütles, et me kammime selle lahti. Ja 2 tundi ta kammis ja mul on juuksed peas, näete. Et see oli väga tore teekond. Ja võt siukse eksami käigus ma nüüd siis saingi täpselt täna, kui on 22. märts, eile oli noorkuu jääras, üleeile oli päike sisenes kevade algus jääras ja mina siis üleeile õhtul sain ka oma korstna uuesti püsti. Täiesti üllatuslikult, sellepärast, et mul oli üks väga äge kaaslane Märjamaa Päästeametist, kes kirjutas mulle Messengeris kell 7 hommikul, et tulen täna kell 10. Ja, täna? Okei, hüppasin autos. Ja saingi enne kevadet oma korstnaga püsti, nii et ma kvalifitseerusin täiesti oma tänasele loengule. Ma olen teinud läbi oma eksami, ma olen sündinud uuesti, ma olen tulnud läbi kogu selle haiglateekonna, ma olen korstna uuesti püsti saanud ja siin näete, ma ise olen ka ainult veel väikse tugirihmakesega siin jõudsin õigeks ajaks kohale. Bravo.
ma hakkan kohe nutma siin tead, ma ei tea, kas see on kohane, aga nii südamlik lugu, et tõesti võttis kohe kõik need, mis ongi sinu eripära, et sa suudad neid märke niimoodi näha, et see on nagu Järvamaa südames oma neiupõlve nimega siis haiglas on ju kõik need. See on endale ka alati täiesti vapustav. Kõik asjad nagu, et see nagu see sinu teadlikkus on nii tugevalt avardunud, et sa lihtsalt sa teed kõike seda läbi ja siis pärast vaatad, ahah, see märk kokku tulnud. Ma selles suhtes et see juhtus minuga tegelikult minu esimese nii-öelda vaimse sünni juures, kui ma 20 aastat tagasi, siis 2003 seal tuumafüüsikute ebaõnnestunud katse kõrvalsaadusena nad keerasid seal oma pöördeid juurde ja temperatuuri maha nii kaua, et nüüd ma näengi niimoodi. No nii, oota, räägid see lähemalt, mis seal toimus, kus kohas? Ei, see oli väga ammu. See oli KB5, aga see oli et ütleme, mu teadvus muutus selliseks siis. Ja siis ma hakkasingi nagu nägema neid, ütleme, mida ma ei hakanud nagu nägema mingeid asju, vaid ma sain reaalse kogemuse, et ma elan teadvuse ruumis, et sellel ruumil on teadvus ja sellel ruumil on tohutu huumorimeel. Isegi väga traagilistel hetkedel ta lihtsalt viskab su üle sellist nalja. Nagu kui ma esimesest mehest lahku läksin, siis ta kolis teate kuhu? Lootuse ja Vabaduse puieste nurgale. Ja see mees, kes mulle põrgusse vastu tuli ja võttis vastu minu põrgupihi, tema naine, kui nad abiellusid, siis töötas kirjastuses Valgus ja kui nad lahku läksid, siis ajalehes Videvik. Ja teate, ütleme neid nalju tegelikult on nii palju, et seda ma ei jõua teile rääkida, sest seda on lihtsalt liiga palju. No ma loodan ikka täna veel kuulda neid. Aga kui rääkida sellest põhiteemast naine kui tulehoidja, siis mis see nii-öelda lihtsustatud maakeeles siis tähendab? Lihtsustatud maakeeles tähendabki seda, et sa oled sündinud oma perekonnaliini, kus ongi mineviku suunas mindud, kus on väikese tüdruku traumad, enese salgamine, kivi taha peitu minemine, lubadused, hoida midagi alles materiaalsel tasandil on läinud nagu nii suureks, et tuli on täielikult tuha all. Et põhimõtteliselt nagu looja on täielikult vangistatud ja siis sünnib selline demineerija tüüpi tegelane nagu mina, siuke veevala ja hästi siuke naiselik, nagu tuleb siuke perekonnateemon. Ja mis see teemon ei ole ka midagi halba, see on põhimõtteliselt, see tähendab lihtsalt seda, et sisu on, aga vormi ei ole. Et sa tuled nagu ütleme oma perekonnas kellegi, oma eelkäija, mina antud juhul olin ema, sa tuled nagu sisu lahenduseks. Et tema on ühesõnaga oma vormilises kaitses nii kinni, et tema ei saa, ütleme, tal on baasenese kaitse nii tugev, et tema ei saa ennast väljendada, sest ta ei suuda avada seda. Ja siis peab keegi teine avama, eks ole. Aga kui mina ise avan oma loovuse, siis on see positiivne. See on väga positiivne. Aga kui mina hakkan nagu keldri kaudu vedama välja nagu oma ema seda sütt on ja siis ma olen nagu teemon, sellepärast, et keegi ei saa aru, et mida ma nagu teen ja miks ma seda teen ja kes ma üldse olen. Ja tänu sellele ma olengi saanud niimoodi, et ma siin täna 53 aastasena istun ja räägin teiega ja keegi pole mind varem eriti näinud rohkem kui personaalselt konsultatsioonidel, sest mul ei olnud sellist rolli, mis oleks mind teinud nagu tuntuks, aga see oli ka väga suur, ütleme, õnnistus, sellepärast, et ma olen saanud tohutult kogeda. Just tänu sellele, et mul ei ole olnud seda kindlat rolli. Et mul on olnud nagu väga sügav teadvus, mul on olnud väga sügav, ütleme, niisugune hingeline alistumisvõime kogemustele, et minuga kogu aeg juhtub. Aga ütleme, minusugune tegelane mingisuguses füüsilises rollis oleks ikka tõeline jama, sest ma ju olen suurema osa oma elust tegelenud läbikukkumisega. Sellepärast, et alguses ma ei saanud aru, miks see nii on. Aga siis ma sain sellest aru, et ma avardan seda liigselt ära kaitstud teadvuse ruumi oma eelkäijad, et ma kogu aeg pean midagi maha jätma, küll lapsi, küll kodu, küll töölt lahkuma, küll Eesti Vabariigist lahkuma, küll kuskilt jälle ära. Ja kogu aeg jälle muga juhtub midagi. Ja jälle midagi kukkus jälle ära, on ju. Et hoidsin küll hoolega, aga jälle ajasin kesta maha, on ju. Nagu terve elu on nagu striptiis, on ju. Et selles mõttes, et ma olen olnud nagu
noh, naiselik küll, aga mitte sellises mõttes naiselik, nagu me tahaks olla. Vaid ma olen olnud nagu selline karmaline streptiisitar, on ju. Ja sa mitte ei saa aru, kus see viimane kiht siis nüüd tuleb, on ju. Aga kui ma täna näen juba, et siin on nii imeilusad naised, siis ma arvan, et see on juba lähedal. On tõesti. Okei, et siis 20-selt toimus sul selline hüpe ja sealt edasi oled siis tegelikult liikunud sellises personaalses lisaks kõigele oma tavatööle nii-öelda või eritöödele? Tegelikult esimene hüpe, kus ma avanesin, päriselt esimest korda avanesin, oli mu esimene trauma, kus ma sain 18-aastaselt, sain tänaval vangi käest peksa. Ja tema äratas mu teadvuse, ta äratas vaatleja õigemini, ta äratas nagu vaatleja. Ja seda ma olen mõnedele vist rääkinud ka, aga see oli väga huvitav kogemus, sest siis ma olin ise nagu täiesti suletud veel. Mul ei olnud ühtegi kihti veel maha lastud. Ja ma olin sealt tema seest nii-öelda veel, ma ei olnud koorunud veel mitte kordagi. Ja ma tulin ülikoolist ja siis lihtsalt äkki üks valge rätikuga pea vaatas selle kiviposti tagant, on ju, aga ma ei vaadanud isegi sealt väravast sisse, sest ma olin nii ilmsüütu, et mul ei olnud mõtet ka. Ja siis ta äkki võttis mul juustest kinni, tõmbas mul tänavale pikali ja siis ma sain lihtsalt peksa. Ja see kogemus lõi mu nagu faasidesse, teadvuse mõttes. Et kui muidu oli kogu aeg olnud see, et ma olen üks ja ümber minu on maailma väga palju, siis äkki ühel hetkel tuli see ühene löök niimoodi ja mind oli äkki palju, on ju. Ja mind oli äkki palju, eks ju, et mõistus käitus mul, tead niimoodi väga aeglaselt. Tead niimoodi, et kas see juhtub päriselt? Kas see juhtub minuga? Aga ma ei ole ju midagi teinud. Vabandage, mida te soovite. Ütleme umbes niimoodi. Keha sai muidugi otse kohe aru, et kõik on päriselt kohe toimub, viskas kohe laks, kõik hormoonid üles, ühesõnaga täielik lahingvorm on ju, täiesti kõik oli kohe korras, eks ju. Ja vaatleja, see, kes praegugi räägib, see ärkas see vaatleja, kes on sellest ajast saadik vaadanud kogu mu elu kõrvalt. Ilma igasuguste emotsioonideta, kes näeb neid märke, kes näeb neid sümboleid ja lihtsalt. Ja peale seda ma enam peksa ei saanud, sellepärast, et mul tekkis vaatleja. Ja ma hakkasin kosmosemutiks, on ju. Ma võtsin selle GPS-i kätte, et otsusse, et ei, rohkem ma peksa saada ei taha, on ju. Ja mõt nii. Ja see oli mu ärkamine. See oli vaatleja ärkamine. Aga kuidas see on võimalik meil kõigil täna, kes me siin oleme, tulla sellisesse vaatleja rolli, et me võib-olla kõik ei taha peksa saada, aga... No ma arvan, et teil õnneks ei ole ka nii pakse kaitseid, mida niimoodi avada. Ja kuna minu see kaitse avamine toimus ikkagi koos nagu üldise suure avanemisega, kui 2003. aastal avastati see Setna, eks ju, siis kui kogu see Pluto taguse tasandi avanemine toimus, me ei ole ammu enam nii pimedas ajas, kui olid need minu ärkamised. Et ma arvan, et praegu on meil kõigil see kordi loomulikum ja see ongi juba tegelikult väga paljude loomupärane reaalsus, et see vaatleja on olemas. Ja see on mingis mõttes ka niimoodi, et iga inimese panus ju läbi sünkroonsuse otse kohe nagu kandub igale poole üle, et me ju tegelikult teeme kõike, igaüks avab oma unikaalset koodi ju tervikus, nagu kõigile jaoks. Et nii meil toimuvad sellised pidevad interaktsioonid, me kogu aeg ühineme nendes saavutustes, mida ükskõik kes meist on teinud, kas me räägime sellest või mitte, aga energiaväli teab seda ikka. Ehk siis tegelikult niikuinii kõik on üks ja selles mõttes me kõik liigume kas siis ühes suunas või mitmes suunas? Mina arvan, et seda võiks niimoodi näiteks võtta, et kui mina näen nagu teie peegeldusest praegu seda minu positiivseks muutunud kaunist naiselikkust, on ju, siis teie näete minu peegeldusest nagu seda, ma olen nagu tunnistaja teie ärganud teadvusele. Võib nii öelda. See on küll väga ilus kompliment teile kõigile. Jah. Võib nii öelda, eks. Aga kuhu me ikkagi liigume? Kas ühes suunas või liigume kõik? Iga üks ikka omas suunas, et
ma olen seda praegust aega väga ammu juba vaadelnud ja näinudki just niimoodi, et see ongi see nii-öelda ülestõusmise aeg. Et me tõuseme nagu nii-öelda iseenda teljele, iseenda vertikaalile. Mina tegin selle teljele tõusmisi, siis näete niimoodi, eks ju. Et võtsin kohe täitsa tõhusalt ette, eks ju. Aga me kõik tõuseme praegu nagu sellele oma vertikaalile selles mõttes, et seda, kuna ma olen seal füüsikute keskel sündinud, siis mulle hästi sobivad need niisugused kirjeldused, mis kirjeldavad inimese aju või inimeseks olemise organit nagu Jumala personaalkompuutrit. Et inimene ongi nagu Jumala personaalkompuuter selles mõttes, et see personaal on väga tähtis, sellepärast inimene leiutabki neid PC-sid, et see on tema enda teekond tegelikult. Et see personaalne on ülioluline, sest et see on see sama ühe kaudu ühenduses olemine. Et kui, ütleme, olemuslikku loojat on üks ja ainus, see on kõige suurem üks universaalne, siis iga inimene on kõige väiksem üks ja ainus unikaalne. Ja unikaalne ja universaalne on seotud läbi ühe. Ja kosmose printsiip ongi, iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Iga üks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Ja see ongi niisugune... See on see, mis praegu hakkab nagu jõustuma koos sellega, kui me kõik inimesed hakkavad tasapisi tõusma nagu teadlikkuses nagu oma teljele. Ja mingis mõttes maailmas hakkab lõppema see nii-öelda käsitöö aeg, ehk see manipuleerimise aeg, sest sõda on puhas käsitöö. Käsitsi kallale minemine, igasugune süstimine ja muud sellised asjad ka, et inimesed hakkavad tasapisi rohkem kasutama oma inimeseks olemise organit, oma ütleme, Jumala personaalkompuutrit, hakkavad rohkem looma lahendusi oma teadvuse abil. Oma teadvust avardades nagu ütleme, maailm hakkab muutuma maagilisemal kombel, sest me hakkame rohkem aru saama, kuidas kasutada oma teadvust ja mitte enam nii palju kehalises mõttes nagu manipuleerida välise maailmaga, nagu nii-öelda teistega. Et see on iseenesest väga huvitav asi, et see on meie aju ülesehitusega seotud, sest kui me sünnime sellise nullika kompuutrina, Jumala uus mudel tuleb sealt ema seest välja, alasti pime nööri otsas, ema kaabel lõigatakse läbi, jõudne jama, tead, siis peab siin pimedas ema ruumis koperdama, kuni saad selle isa kaabli otsa kätte, eks ju, või selle vaimu ühenduse. Ja kuna inimene on siis, ütleme, olemusliku looja poolt loodud enese teadvuse toomise organ. Inimene on nagu, ütleme, nagu kopsud on hingamiseks, süda, eks ju, pumpab meil verd, siis see inimese personaalkompuuter või inimene kui selline, inimene ongi selle kompuutri nimi põhimõtteliselt. Et see inimene on enese teadvuse toomise organ, oma enda loojale enese teadvuse toomise organ. Ja see peab ka väga terve olema see organ. Ja kuna meie olemuslik looja on terviklik, siis inimene avab oma teadvuse ka keset oma reaalsust, nagu terviku keskmes. Ja see teebki tast nagu haavatud tervendaja, mida väga tihti kasutatakse seda väljendit haavatud tervendaja, aga see ei tähenda seda, et inimene on kuidagi nagu haige, vaid see tähendabki seda positsiooni, et ta avab oma teadvuse keskmes. Aga kui sa keskmes avad teadvuse, siis alati jääb midagi ette ja taha, üles ja alla, vasakule ja paremale, sa lihtsalt leiad ennast paratamatult nagu kahe vahelt. Teist varianti nagu pole. Ja siis sa peadki hakkama nagu põhimõtteliselt, ilmselt meie vend Jeesus Kristus tahtiski meile seda näidata, et see on nagu see vaimne jõusaal, et kogu aeg nagu 2 poolt äratundmiseni kokku, 2 poolt äratundmiseni kokku. Ja me peame kogu aeg suutma nagu tuua nagu need vastandid või 2 poolt nagu äratundmiseni kokku, sest siis ta läheb nagu nulli. Et kui ta jõuab äratundmiseni, siis nagu olemuslik looja on selle kätte saanud ja see teema jookseb nullina. Aga nii kaua, kui me otsime poolehoidjaid, siis me tõmbame täis tsentrifuugina. Otsime poolehoidjaid, teisele poole tuleb ka, ja siis kisub nagu ristile ära. Või siis mingid sellised asjad, et ütleme see välisest maailmast lahenduse otsimine teeb pinged alati suuremaks. Aga välisest maailmast me hakkame lahendusi otsima alguses sellepärast, et kui see Jumala nullikas kompuuter tuleb, eks ju, siis ta tuleb ju niimoodi, et intuitiivne pool on ju täiesti terviklik. Ütleme, see on viimase põlvkonna mudel, viimase generatsiooni mudel tuleb. Operatsioonisüsteemid on viimase peal, eks ju. Aga ratsionaalne pool on info tühi. Kui me läheme poodi endale arvutit ostma, me ka ei taha, et seal on kellegi asjad juba ees, eks ju. Me tahame ju ka, et oleks nullikas, eks. Inimene tuleb ka nullikas.
Ja siis meil tekibki alguses nagu selline materialistlik operatsioonisüsteem, kus me elame sisse ainestikku. Me elame nagu elu ainestikku sisse ja see on tegelikult armastus. Ma sain mingil hetkel aru, et seda ei saa nagu kritiseerida ega ära muuta, vaid see on nagu selline tagurpidi maailm, kus teine on esimene. Teine oli enne, ema oli enne, isa oli enne, kool oli enne, kirik oli enne, kõik oli enne. Mina tulin viimasena ja ma ei tea, kes ma olen. Et andke andeks, kas ma meeldin teile. Selline. Ja siis hakkab see ratsionaalne mõistus sisse elama ainestikku ja ta hakkab juurduma ja see on olemuslik. Ka seeme, näiteks taimeseeme, sa paned seemne mulda, kõigepealt ta kasvatab juured, juurdub kõigi aegade kõdus, hakkab ammutama ainest ja alles siis asub iduteele. Ei ole vastupidi, eks ju. Inimesega on sama lugu, kõigepealt ta tuleb, elab oma ratsionaalse mõistusega ainestikku sisse, eks ole, küsib, mida ema tahab, et õue saada, mida isa tahab, et raha saada, mida õpetaja tahab, et viit saada, mida tööandja tahab, et tööle saada, eks ju. Ja see on siis heas mõttes manipuleerimine, see on see business on ju sulle, mulle, ja siis on see pikseldamine käib, eks ju, resolutsioon kasvab, eks ju, lahutuste rahus läheb aina panemaks, tuleb taktika, strateegia, kosmosesõjad on ju šilge, vandenõuteooriad, et ühesõnaga, see on kõik selle arengutee juurde kuuluv asi ja siis muidugi loomulikult need ladvaoksad lähevad aina peenemaks, murdumisohtlikuks, on ju õudselt palju perekondi, õudne võitlus käib, eks ju. Selline, keegi ei mäleta tüve üldse absoluutselt, eks ju. Ressursse peab hankima kuskilt, keegi ei tea, kust need tulevad. Ühesõnaga selline asi, eks ju. Väga palavikuline, aga ühel hetkel võib sealt ladva oksa tipust nagu näha seda tüve, sa võid tõesti näha tervet puud. Sa võid kogeda seda äratundmist sellest terviklikkusest. Ja siis ongi see koht, kus me jõuame nagu, ütleme, ratsionaalne mõistus jookseb siis kinni põhimõtteliselt masskohtlemisse, kust me just oleme läbi tulnud, see kõik süstima ja kõik sõtta ja kõik Siberisse, kõik ahju, eks ju. Et see on see, vahet pole, mis teemal see käib, aga see on alati masskohtlemine, kus on kõik need teised. Alguses on neid teisi, 2, ema ja isa, siis tuleb neid lasteaia täis, kooli täis, eks ju. Nüüd on interneti täis juba, eks ju. Ja meil tekib nagu masskohtlemine kõik need teised. Või nagu öeldakse kirjanduslikult, et kõik mehed on sead ja kõik naised litsid, et siis sa oled jõudnud oma operatsioonisüsteemiga nii kaugele, et sa pead hakkama seda vahetama, et sa pead minema nagu sellele kahendsüsteemile üle, kus on universaalne, unikaalne, jumalik, inimlik, kodusoleku teadvus, rännaku teadvus. Eks ju. Ja siis toimubki see niinimetatud püsti tõusmine selle ühe peale, ühendus läbi ühe ja huvitaval kombel teisi enam ei ole. Sellist ühikut nagu teine, see kuulub ainult materialistliku maailma vaates, see kuulub selline ühik nagu teine. Ja see teistega tegelemine, teiste päästmine, teiste süüdistamine, kõik see õudne teistega möllamine, et see kuulub nagu sellesse ainestiku sisse elamise programmi. Aga ühel hetkel, kui inimene tõuseb püsti, siis ta põhimõtteliselt ei ole enam nagu teiste keskses süsteemis, vaid siis igaüks on üks ja ainus ja kõik on ühes. Sina oled unikaalne, mina olen unikaalne. Sina oled universaalne, mina olen universaalne. Sul on ühendusloojaga, mul on ühendusloojaga, eks ju. Et me peame suhtlema, me ei saa enam manipuleerida, et mina olen see üks ja teie olete need teised ja siis ma vaatan, mis te tahate saada, siis mis ma teile annan, on ju. Et see niuke, jah. Sest loomulikult ei ole see ebavõrdne. See on ebavõrdne, sest kui üks on esimene ja teine on teine, siis teise määrab alati esimene. Nii et isegi kui me omast arust tõesti siiralt nagu hoolime teistest, siis ikkagi me loome projektsioon reaalsuse, kus me ise määrame teised. Me ise määrame, millised need teised on, kas nad on hädised, kas nad on kannatajad, kas nad on kurjategijad, kas nad vajavad abi. Nad on ikkagi nagu minu määratud. See on nagu see. Eks siis põhimõtteliselt on egoistlik, kui keegi ütleb, et kuule, ma näen, et sul on abi vaja, ma aitan sind. No see ei ole egoistlik, aga see on täiesti siiras, see võib olla ka täiesti siiras, sest igaüks on üks ja ainus võib ka vajada abi, eks ju. Et see on selline toetuspunkti küsimus. Aga kui ma saan ikkagi aru sellest, et me oleme nagu 2 terviklikku olendit kõrvuti ja me jagame kogemusi, me võime jagada igasuguseid kogemusi, sest kui ma sealt oma redelist alla kukkusin, siis ka ilmus kiirabi, eks ju. et ega me jääme alati kogemusi jagama, aga lihtsalt see suhtumine, et ma ei pea enam sind nagu teiseks. Vaid ma saan aru, et me kõik oleme nagu nii-öelda ühenduses oma keskmega, et me oleme kõik looja teekonnad, et me oleme kõik nagu olemusliku looja unikaalsed teekonnad. Ja igaüks on ikkagi oma reaalsuse meister, sest
kui ma saan juba sellest aru, et ma ei saa üle sinu mitte kunagi otsustada, seepärast et sa oled ainus olend, kes on oma elus kohal olnud 24/7, mitte keegi teine ei ole, ega ei hakka kunagi olema. Ja sa oled ka ainus, kelle kätte on kõrgem korrapära toonud nagu kõik puudutused, mis puudutavad, kõik kogemuspuudutused, mis puudutavad seda positsiooni. Ja tähendused tekivad ainult läbi äratundmiste. Kui äratundmist ei ole, siis on ainult üks tähendus tundmatu. Ja sellepärast teadvusena iga inimene on 100% ainus meister, ekspert oma elu üle. Et see ongi see, et me sellest teadlikuks saamine muudab suhteid. Ma mõtlen, kas siin see egoistlikkus tuleb ka siis selle lahustamine või sellest nagu arusaamine või kuidas seda üldse suhestuda, et et meil tegelikult on ju vaja olla egoistlik sellest, et hoolitseda iseenda vajaduste eest esimesena, mitte siis olla nagu selles kellegi teise teenistuses, aga et kui see egoistlikkus läheb siis mingi üle piiri, kas on mingi piir, siis mingi joon, mingi määr, mingi... Aga selle kohta öeldaksegi niimoodi, et kui mina elan seda elu, mida mina tahan, et siis ma ei ole egoist, aga kui ma hakkan tahtma, et sina elaksid seda elu, mida mina tahan, siis ma olen egoist. Et põhimõtteliselt, kui ma oma piiratuse nagu katan üle sinu, et ma ühesõnaga tõmban sinu oma piiratusse sisse ja sa hakkad nagu minu piiratuse piires tegema asju, mida mina tahan. See on egoism. Aga kui me saame kõik nagu sellest aru, et ma tõesti ainuisikuliselt vastutan oma tervise eest, oma teekonna eest, oma äratundmiste eest, siis pigem vastupidi. Ma olen küll äärmiselt heas mõttes enesekeskne, aga ma tegelikult ei ahista ka kedagi teist ja ma võtan vastutuse oma kogemuste eest ja ma tegelikult austan ka sind, eks ole, sest ma julgen olla aus, on ju. Ma mõtlen lihtsalt, mu naine üks päev ütles mulle, ma kasutan hästi palju naise näited, sest see on nii personaalne ja siuke tugev kogemus, et ütles mulle, et ma olen nii egoistlik, et ma üldse nagu tema peale ei mõtle. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale ja siis ma olin algus nii tige ja pahane ja kuri ja, või kuri ma otseselt ei olnud, aga pahane ja solvunud. Ja siis ma mõtlesin paar päeva ja olin temaga suht tuim, mõtlesin, et mis ma ikka siis jagan oma head energiat, kui ta ei näe seda, et see on hea energia. Ja siis üks päev sain aru, et see oligi test, naine testis, vaatas, et kas mees saab aru, et ta on nagu oma asjade väärt või ei ole. Et kas sa tunned, et sellised nagu testid siis kahe väga lähedase ja siis eluteele joondatud, määratud inimeste vahel on head asjad? Mulle tundub, et praegusel ajal on meil lausa testperiood. Ma ütleksin, et nagu enamusel inimestel tundub praegu olevat nende vanade mustrite üles kerkimist. Hästi palju nagu tuleb sisemine laps esile, et kõik need kompensatoorsed mustrid vaikselt sulavad, kõik tuleb nagu endale väga nähtavale. Ühesõnaga kõik sellised asjad, mida vanasti õnnestus varjata, enam ei õnnestu. Ja tegelikult see on väga ilus ja hea. Ja selliseid väga lollakaid kaklusi tuleb praegu ette väga palju, aga see ei ole üldse paha. Et see lihtsalt nagu tuleb valguse kätte ja siis ta laheneb ära. Et ta ongi, et see on nagu vabanemine. Et ma olen vaadanud, et see ei ole sugugi paha. Minu käest on ka palju küsitud, et umbes, et kas ma oleksin saanud selle oma praeguse, mida ma just teile rääkisin, kus ma just tulen, et kas ma oleks sellele saanud lahendada ära ka ilma traumata, on ju. Aga ma praegu mõtlen, et aga miks ma oleksin pidanud selle lahendama ära ilma traumata, kui ma sain praegu nagu tänu selle traumale nagu nii ägeda kogemuse, et ma olen võimeline tulema nagu läbi nii füüsilise trauma ja täielikult tervenema. See on ju palju toredam. No võt, siis kõik, kellel juhtuvad mingid erinevad asjaolud, siis olge valmis. Ja kui ma pean oma kalli mehega maha nagu mingi täiesti nõmeda lahingu, eks ju. Ja pärast võib-olla on nagu nii kihvt meenutada, sest mul on minu kaaslastega, mul on olnud nagu, kuna ma sealt sügavalt tulen, siis mul on neid jaburaid vahejuhtumeid olnud ikkagi nagu väga palju. Ja tagasi vaadates on need kõige magusamad palad meie teekonnast. Midagi ei ole teha. Muidugi episoodi käigus nagu mõtled küll, et kuidas saab nii nõme olla, on ju. Aga sealt tuleb jälle mingisugune sügavam arusaamine, sügavam kaastunne, mingisugune lähedale pääsemine. Sest kui sa jagad mingisugust ülisiirast nagu lausa lapselikult nõmedat episoodi, siis sa pääsed ka väga lähedale hingelises mõttes üksteisele. Et sellel on ju see pool ka, et kui ma olen kogu aeg ikka väga urnungis, eks ju, täiesti siuke veatu tüüp, ma ei ulatu siis ju mitte kedagi puudutama, Sest inimese elu ei ole ju tegelikult selline ideaalne. Vaata, kuidas me tuleme ja kuidas me läheme, eks ju. Mis sa siin punnitad siis nii hirmsasti ideaalseks vahepeal, on ju?
aga meie üks tänase õhtu teemasid on ka suhted, millesse me juba siis nüüd sisse vaatasime. Et kuidas siis hoida seda terviklikku suhet ja mida siis nii naine kui mees, kui siin on mingeid erinevusi, kui siin saab tuua, et mees peaks fokusseerima sellele, naine peaks vaatama selle külje alt, et kuidas seda suhet hoida siis sellisena, et et me saame ju kõik aru, et me armume kiiremini, kui me saame aru, et see, kas see on see eluarmastus, kellega me tahame elu veeta. Või et me kõik saame aru, et üks inimene ei ole võib-olla ainult meile mõeldud siin sellel teekonnal, et me oleme nagu paradiisis, me võime siin vahetada nagu sokke. Üheks, teine, kolmas või kuidas sa tunned? See on väga hea küsimus, sest ma ise olen küll avastanud oma teekonna käigus seda, et kõige suurem toetuspunkt inimesele on ikkagi see järjest kasvav võimekus olla aus enda vastu. Et see ausus ei ole lihtsalt mingisugune ausus, et peab nagu aus olema, vaid see ikkagi heliseb sul lausa nagu luude sees vastu, et tegelikult kui sa oled päriselt aus, kui sa julged olla ükskõik päriselt aus, siis sellega sa häälestad kogu aeg nagu oma sisemist juurdumist vaimus. Kogu aeg, et see hakkab su sees nagu vastu kajama. Ja sellepärast ka suhetes, et kui sa ikkagi julged olla tõeliselt aus, ta on väga lahendav. Ja kuna see kõrgem korrapärase õigel ajal õiges kohas pakib meid ikkagi lahti ilma vigadeta, seda ma olen 30-aastase kosmosemutist eluga, ma olen näinud seda, et tõesti, ütleme, universaalne pool meie olemusest ei eksi, ta ei tee ühtegi viga. Aga mis puutub sellesse unikaalsesse teekonda, siis see kompuuter nagu, see inimese kompuutri võimekus, ikkagi ta alustab ju, olgem ausad, ikkagi nullist, eks ju. Ja siis ta põhimõtteliselt ikkagi loob neid ruume ja kukutab neid seinu ja jälle loob neid ruume ja avardab neid ruume ja leiab uusi vaatekohti ja uusi sügavusi ja see on ikkagi väga keeruline teekond ja paratamatult me ikkagi liigume alguses piiratud vaateväljaga. Ja see, et selle piiratud vaatevälja käigus tekib nagu selliseid kohti, kus me kukume pisarates põlvili ja süüdistame ja siis me ikkagi nagu kannatame ja see kuulub asja juurde, sest see on nagu see piiride avardamise nagu osa. Ja selles on oma võlu ja mida rohkem tuleb seda elamise julgust ja tuleb seda julgust olla aus ja nagu saada mingil hetkel kätte see, et see armastus on päriselt nagu minu olemus ja et minu looja on algusest peale olnud terviklik, on ju. Ja ta on saatnud meid kõiki, ma sain ühel hetkel aru, miks astroloogiat ei ole vaja kasutada ennustamiseks, sest lihtsalt sellel lihtsal põhjusel, et inimene ei vaja ennustamist. Ja ta ei vaja ennustamist sellepärast, et tulevikku teeb meile intuitiivne pool, tulevikku teeb meile meie olemuslik pool, olemuslik looja on saatnud meid kõiki ühest paugust musta auku ja pakitakse kosmose korrapäras lahti. Ühest paugust loodud ja kosmos pakib õigel ajal õiges kohas lahti. Seal ei ole mitte midagi, et me kõik oleme saadetud teele kõige paremaks versiooniks iseendast. Seal ei ole erinevusi. Aga kas see kõige parem versioon ka teostub? Vaat see sõltub nüüd sellest kompuutri poolest, see sõltub sellest inimese poolest, sellest rändaja poolest, sellest poolest. Ja vaat see on nüüd siis see, et kuidas me arendame, kui tõsiselt ma võtan ikkagi kätte selle, ma hoian seda oma inimeseks olemise organit. Et ma küsin alati enda käest, miks ma seda pilti näen, mida ma näen, on ju, mida ma ikkagi näen, mida ma tunnen, on ju, kui sügavalt ma nüüd kätte saan selle äratundmise, mida ma nüüd teen, millised seinad mul nüüd maha kukuvad, kuidas ma nüüd maha kukutan, eks ju, kus ma lähen ja nüüd teen ühe palve, hüppan peaga vastu kivi, et kui kõva kiht see nüüd on, et kas see munakoor on nüüd juba väga paksuks läinud, on ju. Sest mul on eluaeg on mind kõnetanud need asjad, mis on juba selgelt liiga paksud, eks ju. Ja ma olen õppinud seda lausa armastama, sest et isegi see ajaraamat, mille me välja andsime Petsiga, sinna kaane peale tuli mul ka nagu Proote ja kuning Proote ja Little Prince on ju. Loomulikult jälle puhtalt minu lugu, sellepärast et Little Prince on põhimõtteliselt see minu sisemine mees, see minu sisemine tuli, mida ma hoolega avan kogu elu, eks ju. Ja see Little Prince on, kuning Proote ja Little Prince on Lõuna-Aafrika rahvuslill, mis on üks kõige vanemaid õistaimi üldse maailmas. Ja ta on just sellepärast nii vana, et ta on kohanenud maakera 2 kõige raskema stiihiaga üleujutused ja tulekahjud. Kuna ta kasvab kõrbes, siis põhimõtteliselt tal lähevad, päike teeb ta seemnekestad nii paksuks, et seemned ei pääse sealt välja. Ja siis see päike ise vabastab need seemned niimoodi, et ta paneb liivaterade peegeldusest kogu selle värgi põlema.
ja need seemned põlevad välja nagu sellest seemnekestadest ja siis tuleb üleujutuste periood, mis uhab nad siis maa alla ja sealt nad jälle tulevad. Nii et põhimõtteliselt nad on sellised lilled, kes suudavad nagu niisuguse tsükliga pidevalt puhkeda ja nad on sama vanad kui maailm. Sellepärast, et nad käivad põrgus ja see on nende jaoks täiesti okei, on ju. Ma sain aru, et minu jaoks järelikult ka, eks ju. Jah, et see tuli, et need on niisugused, see on nagu see elamise julgus, et mingi hetk sa hakkad lihtsalt nägema, et inimene kannab oma teadvuses kõige sügavamal nagu nulli, nagu sõna otseses mõttes terviku teadvuse potentsiaali nagu nulli ja mida rohkem ma julgen võtta omaks, võtta vastu, seda rohkem ma lasen nagu põhjani, ma lasen nagu kogemused nulli, ma lasen puudutused nulli. Ja just sel hetkel, kui nad lähevad nulli, ma saan nad tervenisti kätte. Nad tulevad mulle teadvusesse, nad lähevad neutraalseks. Põhimõtteliselt ma olen nagu, et inimeses on olemas see, aga see on ainult elamise julgus, annab meile selle võimaluse nagu anduda nagu niimoodi, et ühesõnaga saatus jookseb läbi minu nulli. Ja see on väga maagiline. Ja see on nagu naiselikkuse potentsiaal tegelikult, et ma ütlengi, et see ongi nagu selles mõttes selline, jah, muidugi kõige võimsamat naiselikkust kannavad endas nagu mehed, sest kui naine on nii-öelda füüsilises plaanis on ta nagu vastuvõtlik ja vaimses mõttes on ta tulehoidja, tulehark, siis mehed vastupidi, mehed on jälle füüsilises mõttes nagu sellised loojad. Aga kõige sügavamas on nendes potentsiaal ikkagi anduda nagu elule, anduda saatusele. Läbi aegade mehed on käinud ju kõik, ma olen mõelnud, kes see hull lendas esimest korda lennukiga Austraalias, tõesti kujutas ette, et ta maandub ka kuhugi, on ju. Kõik need igasugused jahil käimised, igasugused sõjakäigud, uskumatu. Et ma olen alati mõelnud, et milline nagu selline sisemine naine ikkagi kannab nagu mehi, on ju. Ma ei ole ise mees, ma ei tea, kuidas on, ma tean, kuidas olla naine ja kuidas ma olen selle tule eest võidelnud, sai jummal, on ju. Et vaata, vahest öeldakse ka niimoodi, et kui sa lähed mehega kaklema, siis sa kakled inimesega, et see on tühi asi, aga kui sa lähed naisega kaklema, siis sa lähed jumalaga sõtta. Seal virutatakse ühe korra nuiaga ja keegi ei seleta, on ju. Nii vaimukas on täna, et aitäh sulle, et sa tood seda jumalikku huumorit meile siia. See lihtsalt tuleb ilmselt, see on meil koos töö, ma arvan. Ja ma tunnen seda. Aga kui sa vaatad sellisele astroloogi pilguga kõigele sellele, mis praegu meil uus pööranud pööripäev on toonud ja võib-olla sellise nagu uue helgema poole toonud, ma juba hakanud suunama, aga kuidas sa ise tunned, et mis see kevad meile siis sellises suures plaanis tegelikult toob? Või mis joondused on ülevalt poolt siis meile? Seda peab ütlema, et minu jaoks hästi oluline on see, et see kõige suurem pööre nagu sellesse personaalsesse ärkamisse või personaalsesse ülestõusmisesse oligi ju tegelikult 2019 jõulude ajal, kui toimus ära see küllastumispunkt ja see on materiaalse kogemuse olemus, et materiaalses kogemuses kõik protsessid liiguvad küllastumise poole. Ja kui on toimunud küllastumine, siis toimub 180 kraadi pööre, nagu hingamine pöörab, nagu yin-yang. Et kosmoses on yin-yang, mustvalge. Et seal ei ole tegelikult mingisuguseid selliseid ja kogu kaunis värviline väli tegelikult on juurdunud mustvalges. On juurdunud mustvalges ja see on väga oluline inimese jaoks, just elamise julguse jaoks, kui ta leiab nagu iseendas julguse selle mustvalges juurdumisega ka leppida, et kõik need kaunid värvid on seal ikkagi juurdunud, eks. Ja et need hingamise pöörded on 180 kraadised, et põhimõtteliselt nagu lahuse puhul, et lahus, eks ole, nii kaua kui lahus ei ole küllastunud, saab sinna sisse segada, ma ei tea, suhkrut või mida iganes. Aga kui lahus ühel hetkel küllastub ära, siis ta enam mitte midagi sisse ei võta, sa isegi ei ähvarda sinna enam midagi sisse, eks ju. Ta hakkab kristalliseerima välja, nagu kännu kuke põhjaseks. Või samamoodi muna, eks ju. Nii kaua, kui see muna seest istuv tegelane on pigem rebu, nii kaua ta toetub munakoorele. Nii kui ta on tugevam skelett, kui on see koor, pöörab kogu see pilt teistpidi,
koor nagu langeb ja ta hakkab toetuma hoopis sisemisele struktuurile, eks ju. Et need pöörded ongi 180-kraadised ja meil toimus siis põhimõtteliselt ratsionaalse mõistuse, ütleme kollektiivse ratsionaalse mõistuse nagu küpsuseksam või pööre. Et juba 20 aastat tagasi tegelikult nagu kosmoseanalüütik juba lõi nagu maniakaalse õhinaga selle meie munakoore katki, eks ju. Et milles ma ka osalesin, kus mateeria lõpeb, lõppeski ära. Kas ma olen lind? Ei, ma ei tea, kes ma olen. Tead selline. No ja siis 2019 jõulude ajal oligi siis see küllastumispunkt, kus meil pööras nagu inforuum. Ütleme, meie maailmavaateline ruum pööras teistpidi. Ja muidugi seda oli nagu minul teadvusena, ma näen asju teadvuse perspektiivist. Ma ei arva, et inimesed on karjaloomad, eks ju. Vaid nad on ikkagi teadvused. Mul oli seda väga huvitav näha, sellepärast, et tõesti nagu pööras nagu teadvuse ruumi tähendus pööras teistpidi. Et kui vanasti me pidime olema isegi haigena, pidime tööle minema, siis äkki pidime isegi tervena kodus olema, eks ju. Et nagu kõik asjad pöörasid nagu lihtsalt nagu naks teistpidi, eks ju. Ja nagu kui vanasti oli hoolimine oli meie kaitseks, siis me hakkasime nagu hoolimist kõige rohkem kartma, sellepärast kui kuskil oli see silt, et ma hoolin, on ju, siis hakkas ikka õudne lausa, on ju. Et sealt tuleb mingi üksik kong, on ju. Mingisugune väga hull lugu, eks ju. Et jah. Et sellised asjad ja see pööras ringi ja siis oligi 2020 oli meil selline pöördepunkti aasta. 2021 oli väga suur teadvuse muutumise aasta ja sellest ajast alates on iga aasta olnud nagu üks uus samm selles uues suundumuses. Et vahest keegi küsib, et kas see lõpeb ära, millal see lõpeb? Ei no see ei lõpe ära, see jääbki nagu tegelikult suunduma selle uue küpsuse poole ja see uus küpsus ongi siis see, ütleme, selgroogne inimene, vastutusvõimeline inimene, kellel on piisavalt tugev kaine mõistus, et võtta vastutus oma reaalsuse eest, et kanda oma reaalsus ise ära, et vastutada põhimõtteliselt oma maailmavaatelise arengu eest. Et ütleme, rüütel asub kuninga teenistusse, eks ju. Mis tähendab seda, et rüütlile on omane eneseväärikus, eks ju. Ja ka ütleme eneseteadlikule inimesele, kes on asunud looja teenistusse, on omane, ütleme see, et ta ei istu teiste peas, talle ei istuta pähe. Inimesed suhtlevad omavahel silmade kõrgusel ja silmast silma, eks ju. Ei ole väärikas suhelda kellegi teise kaudu, peale hüpates, lömitades, selja taga. Need on kõik väga ebaväärikad suhtlemisviisid, mis kuuluvad nagu materialistliku sellisesse lapsevanema suhtemustrisse ja lapsevanema suhtemuster võib olla nagu selline manipuleeriv, sellepärast, et see ei ole võrdväärne suhe. See ei ole võrdväärne suhe ja see on nagu normaalne selles mõttes, et kuna vanemad kasvatavad suureks lapse mõistuse, vanemad ei kasvata lapse seksuaalsust ega hinge, vaid just nimelt nagu mõistuse iseseisvumise võimeliseks. Ja siis, kui laps iseseisvub, siis tegelikult läheb ta hoopis omaette maailma, kus tekivad mehed, naised, spirituaalsus, võime looja sarnaseid olendeid, võime ühesõnaga avada selles aususes nagu oma spirituaalne pool, oma hingeline tõde, eks ju, et see on hoopis midagi muud. Ja sellepärast ongi probleem, kui vanemlikud suhted lähevad ühiskonna tasandile, kui vanemlikud suhted jäävad täiskasvanute vahele, see on õudne jama. Sellepärast, et kui mees ja naine valetavad üksteisele, kasutavad üksteist ära, eks ju. Et ütleme vanemate laste puhul see, et tütar papale valetab ja käib salaja kuskil nahkerdamas, see on nagu normaalne, on ju. Aga kui naine mehega niimoodi käitub, siis see ei ole normaalne, on ju. Nagu sellised asjad. Või jah, sest laps ei ole alguses tõevõimeline. Ja sest, et laps ei ole tõevõimeline, ta kasvab tõevõimeliseks, sest alguses ta ei ela üle seda, et hunt sööb jänese ära ja jõuluvana ta ei tea, kes on. Tal on nagu sellised asjad. Ja sellepärast vanemate laste suhetes ma avastasin ühel hetkel, et valetamine on nagu normaalne, et valetamine on nagu seal omal kohal. Sest et kuna laps ei ole tõevõimeline, siis vanemad nagu mingis mõttes valetavad lastele nagu heas mõttes. Nad nimetavad seda küll säästmiseks, aga tegelikult on see valetamine, olgem ausad, eks ju. Ja laps ka tohib valetada vanematele, sellepärast, teate miks? Sellepärast, et see on ainuke tõsiselt võetav iseseisvuse eksam. Sest kui ma koos kõlastan vanematega, kes vastutab? Vanem. Aga kui ma ei tohi vahele jääda, kes siis vastutab? Mina.
ja sellepärast isegi muinasjuttudes lapsed varastavad võtme vanemate padja alt, mitte ei küsi, vaid varastavad. Ja see on sellepärast, et iseseisvumine tahab ikkagi ka testimist, et kui ma olen 10 korda edukalt vehkat teinud ja ei ole vahele jäänud, siis kui 11. kord on mul vaja päriselt iseseisvuda, ma saan hakkama, eks. Nii et see on nagu selline asi, aga sellised suhted ei sobi täiskasvanute vahele, ei sobi ühiskonda, ei sobi sõpruseks. Ega ammugi mitte naise ja mehe vahel läheks. Aga kuidas meil selle kevadega siis? Ja selle kevadega on siis niimoodi, et 2022 ma jäin pooleli, oli siis väga hingestatud aasta, kus tulid kõik need, ütleme, kaastundega seotud asjad, mis olid sõjaga temaatikaga seotud, eks ju. Siis tuli meil sisemised lapsed hakkasid välja ilmuma, sest must kuu läks vähki. Nii et 2022 oli väga hingestatud kogemuste aasta. Meil oli aprillis oli väga sügav südame avanemise seis. Meie eluaja üks kõige sügavamaid. Ja nüüd see 2023 on siis nagu mingis mõttes nagu puhkamise aasta. Sest et kõik nagu vormide valitsejad vahetavad sellel aastal märki. Saturn juba läks kaladesse. Kalad on Zodiaagi viimane märk, kalad on andumise märk, usalduse märk, ütleme selline hingetasandi märk ja Saturn on vormide valitseja, nii et ta on nagu sulamise aeg, mingis mõttes nagu lume sulamine võiks öelda. Et ta on nagu reaalne vanade vormide ümberkujunemise aeg. Pluto läheb meil homme esimest korda veevalajasse. Ja siis ta jääb käima seal Kaljukitse ja Veevalaja vahel kuni aastani 2025. Nii et see on siis nüüd tegelikult ka selline aeg, kus just need vanemlikud suhtemustrid hakkavad siis minema üle reaalselt sellele eneseteadliku inimese mustrisse. Sest Zodiaagis on siis niimoodi, et meil on 2 looja ehk lapsemärki, on vähk ja lõvi. Need on nagu sama printsiibilised. Nad on hingevägevad, piiritu potentsiaaliga ja väga haavatavad. Sellepärast loojal ongi inimest vaja, et ta on väga haavatav. Ja kui looja lõi inimese, siis ta just nagu oleks öelnud, et mina kannan ja ma ei eksi, sa võid mind usaldada. Mine vaata, mis värk on. Too mulle eneseteadvus, kanna mu haavatavus tervikusse tagasi. Ja inimene läkski teele, eks. Et see on nagu midagi sellist. Ja meil on 2 inimese märki, Veevalaja ja Kaljukits. Kaljukits ja Veevalaja. Kaljukits on vähivastandmärk ja vähk on siis põhimõtteliselt olemuslike alguste õrnus. Kõik olemuslikud algused on väga õrnad. Ükskõik, kas see on idu või see on tibu või see on väike inimene või see on väike aju või kõik on väga õrnad ja väga haavatavad ja nad vajavad nagu hoidmist. Selles mõttes, et nad vajavad ümbritsevat hoidmist, nagu vanemate kodu, munakoor, eks ju. Neil on vaja hoidmist ja Kaljukits on siis ratsionaalne mõistus, tugev ratsionaalne mõistus, päevi näinud mõistus. Vana tark mees, kes teab täpselt, millal lõigata nabanööri, eks ole, kes tuleb välja visata kodust, kes tuleb hoida kinni, kellele seda, kellele teist, eks ju, kellele tugikeppe, kellele ilma tugikeppideta ja siuke. Et see on nagu selline kaitsev mõistus, nagu kaitsev mõistus. Ja lõvi on siis looja väljenduv aspekt, nagu hingeline aspekt. Ja lõvimärk on siis nagu kinni silmi ja käsi südamel nagu ooperis on ja see on nagu väga selline teistpidi haavatav on ju. Tuleb täiega on ju ja siis ei mahu mitte kuhugi ja siis on abidna. Selline nagu selline ja lõvi vastasmärk on Veevalaja ja Veevalaja on siis nüüd eneseteadlik inimene. Sest et kui ütleme munakoore otsas tohib ilusti istuda, see on väga hea, kui on linnu soe taguots kogu aeg peas, eks ju, siis korstna otsas ei tohi istuda ja ütleme eneseteadliku inimese peas ei tohi keegi istuda, eks ju. Ja sellepärast ongi niimoodi, et inimene, Veevalaja on nagu narri, ütleme Veevalaja lõvi telje sümbol on siis kuningas ja narr on kõige tüüpilisem sümbol, sest narr on siis kuninga ainuke sõber, nagu te teate. Ja narr on kuninga sõber sellepärast, et nad on võrdväärsed. Nad on võrdväärsed just nimelt läbi aususe, sest ausus on looja kuninga olemuse paratamatus. Ta lihtsalt on aus, sest ta on kinni silmi ja käsi südamel, eks ole. Aga inimese ausus on nüüd arenguvõimekus.
sest et esiteks ta peab õppima oma teadvust väga palju avardama, sest tõde ei tohiks olla toores. Et teate, õun on ka, vaata kui õun on toores, ta võib lüüa kõhu lahti ja kui tõde on toores, võib ka nii mõndagi lahti lüüa, eks ju, see ei ole nagu hea. Ja sellepärast nagu selleks, et areneda, et mõistus areneks nii tugevaks, et see töötlus, et see tõe töötlus on selline, et ta ei löö nagu midagi liigselt lahti, eks ju. Aga samas, et ta on tõesti aus, see on nagu meisterlikkus ka. Ja narr ongi siis sellepärast kuninga sõber, et ta on aus, ta ei taha olla keegi teine. Pange tähele jällegi, et ühik teine on narri jaoks kadunud. Ta ei taha olla keegi teine. Ta tahab olla see, kes ta on. Eks? Ja tänu sellele, et ta ei taha olla keegi teine, ta ka ei manipuleeri kuningaga. Ta ei otsi soosingut. Ta ei taha kuuluda lähikonda. Ta on siuke vana tulest, veest ja vasttorudest läbi käinud sõdur, tal on tõesti poogen, ta tahab olla see, kes ta on, eks ju. Ja tänu sellele ta on usaldusväärne. Aga ütleme, kuningat ümbritseb tavaliselt arhetüüpne seltskond, eks ju, ehk siis õukond on ju. Ja õukond on sellepärast väga halb seltskond, et nad on kuninga alamad. Nad ei ole võrdväärsed. Nad ei ole kuningaga võrdväärsed, sest nad on kuninga alamad. Ja see tähendab seda, et nad ei ole endast kuningat leidnud ja sellepärast nad kiibitsevad välise kuninga ees. Ja nad on äärmiselt reetlikud. Tead, õukond koosneb nendest kintsukaapijad, tallalakkujad, variserid, reeturid, keelekandjad, kogu see seltskond, eks. Ja see on see manipuleeriv mõistus, kes siis põhimõtteliselt tegeleb selle sulle-mulle businessiga kogu aeg, on ju. Aga ta vaesega ei saagi nagu midagi muud teha, sest see teekond on paratamatult ka nagu see teekond on sees, eks ole. No vot, ja selles mõttes ongi niimoodi, et siis see veevalajastu minu jaoks tähendabki kõige rohkem seda, et inimene hakkab siis kasvama sellesse veevalaja võimekusse, sellesse endale toetuvasse, oma selgroogu kandvasse, et põhimõtteliselt nagu inimene hoiab nagu oma sisemisele loojale, oma sisemisele tulele nagu lõõri lahti, korsten on lahti. Ütleme, ta ei tõmba neid kive enam korstnasse, et ta ei alluta ennast välise maailma igasugustele manipulatsioonidele, et ta ei väänuta oma selgroogu nagu selleks, et olla keegi teine, et kuskil ma ei tea, mis kõik teha, eks ju. Et see on nagu selline eneseteadlikkus, kus sa tegelikult nagu õpid kasutama oma teadvust, õpid leidma lahendusi oma teadvuses, tegema tõele teed, tegema väele teed, tegema elujõule teed, kirele teed, iseendaks olemisele, et see on nagu selline eneseteadlik inimene. Et minu jaoks nagu veevalajastu tähendabki kõige rohkem seda, et inimene hakkab üha rohkem aru saama, mida tähendab olla inimene üldse. Ja. Et selleks inimeseks olemiseks, siis me kasvame järjest samma haaval. Ja see kunagi niikuinii valmis ei saa või saab? Üks hetk on nagu paradiis, kus ei ole mingit sõda, kõik on lihtsalt chillivad igaüks külluses, kõik lakkamatu ressursside üle. Ja ma arvan, et ma ei spekuleeriks sellega, kuhu me jõuame üldse, sest et ma arvan, et ma juba selle lühikese 50 aasta jooksul on minust endast saanud nagu nii palju midagi muud, kui ma ealeski oleks ette kujutanud, siis ma ei tea, mis meist edasi võib saada. See kindlasti on lõputu lugu. Aga jah, ma jäin praegu pooleli siis sellega, et sellel aastal siis Saturn vahetab märki, Pluto vahetab märki ja juunis, 15 juuni vahetab ka Sedna märki. Et nii, et kõik nagu vormilised aspektid vahetavad sellel aastal märki, mis on nagu koorumine. Et ütleme, kõige paremal juhul muidugi muutuvad just nimelt mõttevormid. Et mõttevormid ja kõige parem on igal inimesel muutuda nagu nii-öelda nagu homoöpaatiline pillike, et iga inimene on sisuliselt, mul on seda eriti hea ette kujutada, sest see minu tööriist, see astroloogiline tööriist ongi selline nagu pill on ju, nagu selline ümmargune pall, eks ju. Et iga inimene on põhimõtteliselt nagu homoöpaatiline pill on ju nagu maailma suures kehas. Ja loomulikult, nagu te teate, on võimalik niimoodi väikese probleemi kogusega on võimalik ära tervendada suur probleem, eks ju. Sellel põhimõttel on homoöpaatia tekkinud, eks. Aga vaimses mõttes on homoöpaatia eriti võimas, sest iga inimene saab tõesti oma pisikeses teadvuses teha tohutult suuri asju, kui ta seda niimoodi teha võtab. Jah. Aga kuidas sina usud, kas selliseid planeete nagu on meie emake maa, on siin universumite, galaktikate väljades veel? Mina olen võtnud seda niimoodi, et kuna ma olen sealt suletud tuumast tulnud, siis minu jaoks on eluaeg olnud, ma olen positsioneerinud nii ennast kui maakera alati keset lõpmatust. Ja kui ma vaatan nagu, ütleme ka astroloogilist kaarti, siis ka astroloogiline kaart kirjeldab põhimõtteliselt nagu
positsiooni keset lõpmatust. Ja lõpmatus tähendab seda, et see on lõpmatus. Seal võib olla lõpmatul hulgal jumal teab mida. Aga minu ülesanne on korrastada oma kohalolek. Ja kui ma olen tõesti teadlik selles, et ma korrastan seda oma kohalolekut keset lõpmatust, siis mul ei ole ka selle egoismiga väga probleemi, eks ju. Sest eks ole. Aga see oli mingi vihje mulle või? Better watch out. Et selles mõttes jah, et ma olen aru saanud, et ka astroloogilist tööriista on vaja on hea kasutada just selleks, et korrastada oma kohalolekut. Et ta on nagu põhimõtteliselt ongi nagu kompuutri hooldamise device, et ma saan nagu korrastada põhimõtteliselt oma kohalolekut, et ma nagu arvuti puhul on see defragmentimine, et ma pakin nagu info paremini kokku, võtan tühikud vahelt ära, seedin põhiarhetüüpideni, kannan maha, panen kinni, mis on käima jäänud, eks ju. Ma hoolitsen selle eest, et minu inimeseks olemise põhiline organ töötab sirinal, eks ju. Kogu aeg toimuvad nagu versiooni uuendused, ma kogu aeg laen alla jumalalt uusi asju, eks ju, ja vaatan, et mul arvuti ei lõhke, eks ju. Umbes nii. Ja tõesti, et ma korrastan oma kohalolekut ja et see, kuidas see kõrgem korrapära, kuidas minu terviklik olemus nagu pakib mind kosmoserütmis niimoodi õigel ajal õiges kohas lahti, et ka et ma mahun endale pähe. Et ma mahun endale pähe, et ma tegelen sellega, et ma ei lähegi nagu kohutavalt möllama sellega, et kui kaugele universum ulatub, on ju. Ma katsun siin koha peal kuidagi mitte lõhki minna, on ju. Väga aus. See on ikka lõputu teema ja sügavus, et kui kaugele see kõik saab minna ja ma olen selle üle, ma arvan oma 20. alguses nagu korralikult juurelnud, nagu me kõik mingil hetkel. Ja siis üks hetk lasin selle vabaks ja ütlesin, et vastus niikuinii tuleb ja kui tule, siis see on ka vastus. Ja praegu ma sain väga kauni vastuse sinult, et sa tõid mulle jälle väikse siukse nagu tuuma justkui kokku. Täna kuidagi tuleb väga hästi, meil on ilmselt väga hea kooslus siin. Ma ei tea, aga ma ise ka olen täiesti mõne lause üle täiesti hämmingus, sest mul on see, et ma võin tunduda ju õudselt tark, aga tegelikult ma olen lihtsalt nagu, mul tuleb lihtsalt torust tuleb. Ma olen lihtsalt õppinud usaldama, et alati on õige koht, õige aeg, õiged inimesed ja asjad lihtsalt tulevad ja nii ongi. Ja ma lihtsalt praktiseerin seda usaldust ja nii ongi. See on üks maagiline vägi, kui sa mõistad iseenda usaldust iseenda vastu ja siis mõistad, et selle usalduse, et sa oled kantud selles tervikus, kus sa praegu siis nii-öelda liikled mingite inimestega selles ruumis ja see on päris võimas, kui... No ja on ju teada, et maailmas kõik suured avastused, kellele kukkus õun pähe ja kellega veel juhtus midagi, et põhimõtteliselt ka kõik teadlased, nii palju ma olen nende keskel ka töötanud palju, nad ju kõik tegelikult kinnitavad seda, et kõik avastused on tulnud mingil irratsionaalsel kombel, eks ju, et ükskõik millise me neist võtame, eks ju. Et lihtsalt kogu küsimus ongi selles, et see intuitiivne pool nagu otse kohe, et see nii-öelda looja vastab nagu alati meie palvetele, ta otse kohe ulatab seda, mida me vajame. Et ma olen aru saanud, et inimese jaoks on oluline just see tema kompuutri hooldus, et ma selle oma inimeseks olemise poole teen nagu täie vastutustundega, et ma ei ole see loll tarbija liiga kaua, et ma arvan, et keegi teine kuskil kogu aeg teeb midagi, on ju. Et siis ma ju jätan oma enda tööriistad ju täiesti unarusse. Et mida varem ma avastan, et nagu see on nagu minu kätes nagu kogu see võimekus nagu vahendada, võtta vastu, avardada, käia oma teed. Aga mul on inimesena vaja ikkagi elada selle taotlusega, et ma tahan avarduda. Mul enne jäigi see nagu pooleli. Ma ütlen selle ka praegu ära, selle Saturni, see Kroonos sööb oma lapsi, selle koha peal mul jäigi see pooleli. Ma sain ühel hetkel aru sellest, et ühesõnaga, kui me hakkame säilitama minevikku ja kui hakkabki tekkima see asi, et meie areng pöörab nagu negatiivsesse suunda selles mõttes, et me hakkame tulevikku ohverdama minevikule. Me jätame oma armastuse ära. Me põhimõtteliselt hoiame oma lapsed, seome oma voodi jala külge ja ähvardame neid kogu aeg, et kui nad ära lähevad, siis me oleme solvunud, on ju.
siis kui me üritame oma vanu maju, perekonnatraditsioone ja asju nagu niimoodi kivistada ja me hakkame nagu kogume neid igasuguseid varandusi kogu aeg juurde ja siis kõik peavad mul kogu suguvõsa peab seal perseuurakil rohima kogu aeg ja kogu aeg nagu kõik on kogu aeg solvunud kõigi peale, sest et töö tahab tegemist ja supp ei tohi külmaks minna ja tead, kogu see värk kokku käib, on ju. Et siis algabki see ohverdamine. Siis algab ohverdamine, sest kui me läheme mineviku suunas, siis hakatakse ohverdama tulevikku, hakatakse tuleviku võrseid ohverdama, hakkavad inimesel tekkima igast haigused, kõik võimalikud põletikud, et kõik tuletüüpi haigused on kõik loo- ja vangi jäämised, igasugused põletikud, palavikud, koroonad, kasvajad, vähid, agressiivsus, raev. See on kõik see, et tuli on jäänud nagu vangi põhimõtteliselt on ju. Ja see tekib alati sellest, et me lihtsalt nagu pidurdame maha nagu seda kõrgema korrapära lahtipakkimise rütmi, eks. Kui inimene ei taha ohverdada lapsi, keha, tervist, maailma, sõdu, igast siukseid asju, siis on ainus võimalus õppida teadvuses loobuma. Sest kui ma õpin loobuma oma teadvuses, siis ma ohverdan oma vanu mõttemustreid. Ja siis ei ole, siis toimub edasiminek avarduvasse maailma ja avarduvasse maailma ei ole vaja elusid ohverdada. Ei ole vaja inimesi ohverdada, ei ole vaja oma keha ohverdada, eks. Aga see tähendab seda, et inimene peab õppima oma teadvuses loobuma. Ta peab õppima loobuma. No. Ja see on väga oluline. See on kohe väga oluline. Praegu on kohe täitsa mõtlema, et kõik need nagu pildid jooksid minu eest ka läbi, need inimesed, kes on paari aasta jooksul vähiga minu või minu lähedaste juurest lahkunud, et mis seal nagu võiski olla või kõik need haigused, mis on tulnud ja olnud. Et see on mingisugune kinnisõid, et me ei suuda nagu vabastada ja see on sama nagu aktsepteerimine, et sarnane nagu ma näen paralleel, kus sa suudad midagi aktsepteerida, siis sa suudad aktsepteerida ka seda, et seda enam ei ole sinuga. See ei ole sinu väga oluline on seda taibata. Seda on väga oluline taibata ja sellepärast ma seda siin räägingi, et seda on väga oluline taibata, et sa taipad ühel heal hetkel ära. Sest et miks me jääme minevikku kinni? Sellepärast, et meil on ju traumad. Meil on ju eelkäijate alateadvuses on ju traumad, rasked traumad ja nende traumadega seoses on alati süütunded, on alati häbid, on alati valukartus, on alati hirm, et see kordub näiteks on ju. Ja sealt ei ole nii lihtne, see sama minu peaga vastu kivi oli ju ka sama teema, et ma tean väga hästi, kui raske ja kui seletamatu oli nagu see, et ma ei suuda leida toetuspunkti, et ma olen nii teadlik, eks ju. Ja ma ikka ei suuda leida toetuspunkti. Ja ma juba olen õppinud juba rääkima inimestega, ma olen õppinud juba isegi islami usuline türklane saab must väga hästi aru, nutame koos on, aga ema aru ei saa. Täitsa lõpp on ju. Ma olen juba nii palju pingutanud on ja, aga ei loe. Ei lähe arvesse, saad aru, ei lähe arvesse. Ja siis ma sain ka aru, et mina selle oma lauba ajuga võin siin ennast ära higistada, aga see kuklaaju ikka valitseb, on ju. Et see instinkt on nii kõva ja see lubadus, mis on antud kusagil seal ürgaju tasemel, on ju. No see tahab ikka saada see kiri Jumalale, ikka hüppan peaga vastu kivi ja pilt on selge, on ju. Ei ole midagi vaja seletada, kõik on selge. Selline, Et see vahest on nii, et väga sügavad traumad ja võt siis tekibki see, et mina olen väga palju terve elu otsinud seda lahendust, aga kui sa pole üldse otsinud lahendust, siis sa võidki, et sa ei leia seda vabanemist, et sa ei leiagi seda vabanemist ja tulebki see ohverdus, et tulebki see haigus või tulebki see sest need energiad, mis tekivad sellise maha pidurdamisega, see on kohutav. Ma olen oma elus neid kaklusi on mul elus olnud, mul oli kodus ka kivipõrandas augud, sellepärast et see irratsionaalne energia hakkab tulema. Kui ega inimene Jumalat vangistada ei suuda. Aga kui ta on väga tugeva mõistusega ja ta väga püüab, siis käib õudne pauk on ju. Ja parem oleks nagu seda mitte teha. Aga kui sa oled lubanud näiteks, ja sõna peab pidama ja mina selline ei ole ja mina nii ei tee ja minuga nii ei juhtu. Ja siis juhtub nii, et see on see. Aga see on siis see iseenda nii-öelda Jumalaga siis see viimane mõte sul just, et sa suhtled nii-öelda Jumalaga, lihtsalt seal ei ole seda eituse keelt, vaid see on lihtsalt selline nagu sooviavaldus.
no eks põhimõtteliselt on ikkagi, ma olen vaadanud see, et see, mis teeb keeruliseks, et jutuks on ju hea küll, aga seda ma õppisin seal füüsikute keskel ja seal geneetikute keskel ja seal teadlaste keskel, sest ma ikkagi käisin põrgus ikkagi tippanalüütikutega, CERN-i kiirendi ja muud siuksed asjad ja ma sain aru, mida tähendab ikkagi teadvuse avardamine, et see ei ole niimoodi, et ma ajan lihtsalt käed laiali. Et tegelikult teadvuse avardamine on ikkagi tehnoloogia. See on maailmavaateline tehnoloogia, see on märkamise tehnoloogia, see on märkan, seostan, panen tähele, analüüsin, seostan, märkan, panen tähele, mitte nii aeglaselt, nagu mina seda siin räägin, vaid see on nagu megatehnoloogia on ju. Kogu aeg käib mingi kohutav süntees, analüüs, märkan. No ja see peab kogu aeg toimuma. No ja inimene tegelikult kasvab nagu selle käigus, ta avardab ruumi, et mingis mõttes inimene on nagu looja, nagu kuidas öeldakse, et tuleb ette, teeb ruumi kõigepealt lahti, eks ju. Et ühesõnaga, Jumal tahab oma toas püsti tõusta, aga ta ei mahu sinna tuppa. Ja siis ta saadab inimese ja ütleb, kuule, avarda mulle minu palee palun, on ju. Ja siis tuleb see inimene ja ta hakkab nagu avardama, ta hakkab elama sisse sellesse ainestikku ja ta hakkab nagu looma ruumi selleks, et tõde temast endast, tõde tema loojast, tõde tema terviklikkusest saaks ilma pauguta püsti tõusta, ilma vägivallata, saaks kuidagi moodi, on ju. Sest üldiselt me ju teame, et see meie loomise juures on ka, et see riist, kes selle ühe paugu teeb, läheb ju ainult musta auku, sest peale musta augu ei oska temaga ju keegi suhelda, eks ju. Et põhimõtteliselt üks pauk ikkagi läheb musta auku, on ju, aga inimesel on ju väga palju ees, et mõista, on ju, tal on siin rolle igasuguseid ja tal seda ei tehta kunagi ja see ei ole viisakas ja see ei sobi ja see on lubatud ja seal ei mahu mingi jumal püsti tõusma, eks ju. See on ikkagi väga keeruline ja selleks, et inimene avardaks oma teadvuse ikkagi nii avaraks, et tõesti see looja saab tulla mu teadvusesse ja midagi ei lähe katki. See ei ole lihtne. See võtab aega. Ja sellepärast ongi see jumalik ajastus on kõige parem. Et kui me usaldame, mina olen hakanud usaldama lihtsalt seda, et see jumalik ajastus, see õigel ajal õiges kohas nagu pakib mind parimal võimalikul kombel lahti ja kui ma olen kaasas, kui ma olen päriselt nagu kogu tähelepanuga kaasas, eks ju, ja ma saan aru, et mul on tegelikult 2 varianti. Ma kas avanen või ma plahvatan. Et tegelikult mul ei ole peitu minna kuskile, et mul ei ole tegelikult nagu iseenda eest kuhugi peitu minna. Ja kui ma järgin seda kõrgemat korrapära, siis ma saan nagu harmooniliselt, nagu elegantselt oma streptiisiga hakkama, eks ju. Ja. Aga mis sa tunned, mis on praegu veel peale selle sama jumalikkuse, selle usalduse, suhetes aususe veel sellised ühiskondlikud teemad, mis sinu arvates vajaksid tähelepanu nii, et kui me sellest kõik saaksime nagu ühtmoodi aru, siis toimuks suurem arenguhüpe teaduses. Minule tundub küll, et see arenguhüpe juba toimub pikka aega, ikkagi väga. Et ja kõige olulisem ilmselt ongi see, et kui ma võtan nüüd selle sama inimese aju, siis inimese ajul on 2 poolt. Üks pool on ratsionaalne ja teine pool on intuitiivne. Ratsionaalne pool tegeleb minevikuga ja välise maailmaga. Ja välises maailmas põhimõtteliselt saabub juba see, mis on juba loodud. Ja kui ütleme kõrgema korrapäraga reaalsuses, saabub midagi, mis on juba loodud, siis Jumal ei valeta ja sellepärast ka saatus ei valeta. Ja sellepärast see saatus ei ole mingisugune asi, mis meile peale pandud, vaid see on nagu, ütleme, kõrgema korrapära aus tagasipeegeldus sellest, mida me oleme teele saatnud. Et lööd kiige käima, tuleb tagasi. Lihtsalt nii on, eks ju. Sellepärast, et see on nagu kogu materiaalse kogemuse eesmärk on toita mind kogemuspuudutustega, et ma ärkaksin eneseteadvusele. Ja loomulikult, kui keegi tahab, et ma ärkaks eneseteadvusele, kuidas ta saab mulle valetada. Ja looja ju lubas, kui ma teele asusin, et mina kannan ja mina ei eksi, sa võid mulle toetuda. Aga see tähendab ju seda, et kui ma tõmban kivi pähe, siis ma tõmban kivi pähe. Ta ei valeta. Ja siin tekibki inimese kõige suurem konflikt, et me harjume ära selle mõistuse emaga. Me harjume ära selle mõistuse emaga, kes kogu aeg säästab, päästab, valetab, sa võid kogu aeg nagu vassida, ema päästab alati ära ja siis, kui me ei kasva õigel ajal suureks, siis me arvame, et Jumal on ka selline, et mina võin siin rahulikult laaberdada, midagi aru ei saa, eks ole, küll ema tuleb, päästab ära, eks ole, aga ürgema ei päästa niimoodi. Ürgema hoiab meid läbi aususe, läbi ürgaususe. Ja tagajärg tuleb täpselt niisugune, nagu ma tegin. Ja siis me saamegi nagu haiget ja oleme kohutavalt õnnetud, et kus sa Jumal siis olid, on ju, sa ju lubasid, et sa hoiad mind ja nüüd siis niuke jama, eks ju. Aga see on teistsugune hoidmine.
et see tuleb kõik nagu sellest, et me peaksime nagu mingil hetkel iseseisvuma ja saama aru, et see, mis meid tegelikult hoiab, on nagu olemuslik ausus. Sest et mina olen ühel hetkel, ma sain aru, et kogu materiaalne kogemus on nagu emakeel. Et nagu mateeria tähendabki tõlkes ema ja materiaalne kogemus on nagu emakeelne jutustus, nagu kogemus puudutuste keeles. Kallis, see puudutab sind. Et see puudutab sind ja see puudutab sind ja see puudutab sind ja see puudutab sind. Ja siis ongi nii. Ja inimene peab siis nagu toituma nendest kogemuspuudutustest ja viima nad kõik ära tundmisteni. Ja niimoodi toitudes kogemuspuudutustest, mis tulevad kõrgema korrapära järgi, toidusedel on väga täpne. Minu juurde tulevad ainult need asjad, mis puudutavad mind. Et kui miski puudutab mind, siis see puudutab mind, eks ole. Aga me oleme ju nagu lapsed, et seda ma ei söö, see mulle ei maitse, see pole minu, tema tegi, miks kogu aeg mina, miks mitte keegi teine? Stand-up koomiks siin. Ja siis ongi ja sellega teebki inimene oma elu keeruliseks. Sest kui me nagu toituksime sellest ainestikust, mis meid toidab sellest kogemuspuudutuste keelest, siis me loomulikult loeksime ju nuttes ja naertes oma lugu, eks ju. Eks ole. Ja kui miski tuleb kõrgemas korrapäras, siis ta tuleb ka nagu paraja suurusega. Ta tuleb nagu ajakohane, nagu parajate ampsudega. Aga kui ma pidurdan hästi kaua midagi maha, eitan väga kaua, siis ma ju nagu vinnastan vibu põhimõtteliselt. Ja muidugi ega lendamine on ka tore asi. Aga siis peab nagu vähemalt põlved nagu lõdvestama. Väga tore. Nii, vahepeal kuulaks ka teie mõtteid, kallid külalised, kes te olete täna siia tulnud koha peale, et millised küsimused teil oleksid Tiinale. Väga hea. Esimene küsimus, palun Maria. Kõigepealt ma tahaks tänada, et sa oled tulnud siia niimoodi. Andnud nagu nii palju inspiratsiooni ja tuge. Ja mul tekkis küsimus selle, et kui laps tuleb siia, ta tuleb nullikana. Aga samas on nagu tulevad kõik nagu eelmiste elu asjad tulevad ka nagu mängu ja suguvõsa asjad. Et siis ta ei tule ju nullikana. Seda ma just ütlesingi, et intuitiivne pool, olemuslik pool on pigem nagu täiesti terviklik. Et seal on kõik, mis üldse on olnud, seda on kõik, aga ratsionaalne mõistus, see, kes hakkab ainestikku sisse elama, on nullikas. Ja, et nagu ütleme meie, ja see ei ole mitte see, et oleks midagi puudu, vaid see on just nimelt see, et meid ei segaks nagu kogu ütleme, et me saaksime olla oma teel. Et meil tulebki nagu, et me saame nagu ampsude kaupa nagu sisse elada. Ja ma ütlengi, nagu ma ütlesingi, et ma sain aru ühel hetkel, et see on nagu osa armastusest. Et ma ei hakka mitte kohe ukse peal paugutama, vaid ma kõigepealt nagu elan sisse. Ma tutvun nagu põhjalikult sellega, mis oli enne mind, on ja. Ja siis see on see sama asi, et kõigepealt inimene teeb nagu ruumi valmis, nagu avatuse ruumi, nagu vastuvõtlikkuse ruumi ja siis alles tõuseb nagu looja temast püsti selles ruumis. Et ta ei hakka nagu kohe alguses, et see on nagu hingamine, et mingis mõttes kogu elu on hingamine ja inimene ka kõigepealt ta tuleb ja nullikana nagu hingab selle pinnase nagu sisse. Ja siis hakkab ennast väljendama. Nagu taimede puhul on, kõigepealt ta kasvatab juured, otsib kinnitust. Juured ongi nagu selleks, et otsida kinnitust. Ja inimene on nagu teadvuse seeme ja ta juurdub oma reaalsuses. Et nagu reaalsus on nagu pinnas. Vahest öeldakse ka, et me elame nagu minevikust ümbritsetuna. Et see on nagu, me elame nagu keset oma kõdu, eks ju. See karma tähendab ka seda, et me toitume minevikust tehtust. Et me toitume sellest, mis on juba loodud ja see inspireerib ja toidab meid nagu looma tulevikku. Et me nagu juurdume, otsime kinnitust. Ja see kinnituse otsimine inimese puhul on nagu emotsioonid, et inimese teadvuse juured on nagu emotsioonid. Emotsioonide kaudu me otsime kinnitust. Keegi muutub meile kalliks, kedagi me kardame, kas ma tegin seda õigesti, kas ma olen sulle oluline. Ütleme, me nagu juurdume läbi emotsioonide, me otsime kinnitust ja me toitume nendest nii-öelda ainestikust. Ja kui me jõuame selle kogemusega nii kaugele, et me tõmbame sealt juurest selle kõik nagu sisse niimoodi, et me jõuame ära tundmiseni, siis see juur kukub ära. Ja siis ma kasvatan uue juure, võtan kuskilt jälle ühendust, hakkan toituma, jõuan ära tundmiseni, kukub ära. Võtan kuskilt mujalt, hakkan jälle toituma, on ju. Et selles mõttes ja niimoodi inimene just nagu juurdub nagu
alguses on tal sellised pinmised juured, tead, sellise piimajuured, et ema naeratus ja ma ei tea, mingid siuksed asjad, eks ju. Siis tal tulevad juba sellised natuke sügavamad juured, juba seal lasteaia suhted ja kooli suhted ja asjad ja igast juurestik läheb aina sügavamaks, aina keerulisemaks, eks ju. Ja mingisugusel hetkel tekib peajuur nagu porgand. Ja me saame nagu peajuure, saame nagu universumi tuuma, me saame nagu stepsli, saame nagu universumi peaserverisse sisse. Eks? Ja siis ei ole emotsioone enam vaja. Siis mul on äkki ühendus. Ja sealt tuleb vägi, sealt tulevad otse teadmised, sealt tuleb kohalolek, kõik see muutub minu jaoks reaalseks. Ma olen nagu stepslis, on ju. Aga loomulikult enne seda stepslisse minekut toimub rohkem või vähem mingi rüselus, on ju. Sest ega inimese mõistus ei ole nõus selle stepslisse surumisega. Siis käib mingi ilgel lahing, on ju, sest mingi osa minust pressib seda sinna sisse ja teine osa ei ole nõus, on ju. Riskima või umbes midagi sellist. Ja need on sellised ülemineku kohad tavaliselt. Ja nii ongi. Ja lõpuks, kui me siis saame selle ühenduse sisuliselt, see on ikkagi ajupoolte ühendus. See on intuitiivse ja ratsionaalse poole ühendus. Sest et inimesel on väga keeruline ülesanne, sest meie ratsionaalne pool, tugev kaine mõistus teab, et see maja seal kaugel on tegelikult suurem, kui ta paistab. Et kõik on kaugel väiksem, eks. Iga sitt on kaugel väiksem. Tuleb lähemale, hakkab kasvama, eks ju. Ja ratsionaalne mõistus teab, et tuleb hakata ennetama, vältima, valmistuma, sellepärast, et normaalne teadmine ütleb, et iga asi lähenedes läheb suuremaks, eks ju. Aga intuitiivne pool teab täpselt vastupidi, et film on seda suurem, mida kaugemal on ekraan projektorist. Tood nagu ekraani projektorile lähemale, läheb film väiksemaks ja lõpuks kaob üldse projektorisse ära, eks ju. Et intuitiivne pool ütleb, et kaugel on suurem. Ratsionaalne ütleb, et kaugel on väiksem. Ilge jama, tead, on ju. Pooled on kantpead, teised on uhuud, on ju, lahing käib, eks ju. Aga tegelikult on see ajupoolte vaheline konflikt, kes toetub kuhu rohkem. Ja nagu sa enne küsisid, et mida maailmas oleks hea teha, praegusel ajal ongi hakata üha rohkem kasutama seda intuitiivse poole võimekust, tuua suur sitt nagu enda juurde ära tundmisesse ja ta kaob. Et mitte ajada enam ennast ja teisi endast välja, vaid vastupidi, et ma vaatan maailma suurel ekraanil Vene-Ukraina konflikt, eks ole, Eesti ka veel seal mängus on ja nii tüüpiline draamakolnurk, agressor, päästja ja ohver on ja. Ilge möll käib, ühesõnaga toon endasse ära, vaatan, kellele ma kõige rohkem kaasa tunnen. Kes mind viha läheb, kellega ma samastun, keda ma tahan päästa, keda ma tahan ära kaotada, selge, minu sees on selline olukord on ja lahendan selle ära on ja. Et see on nagu see, et ma saan kasutada nagu kõike, mis väljas toimub selleks, et ma saan tunda. Et väga erinevatel inimestel on ju väga erinevad tunded tekivad. Missugune aspekt mingist konfliktist näiteks minus kaastunnet äratab või missugune aspekt mind nagu hirmutab. Et ma saan ju enda kohta infot. Ja mida rohkem inimesed kasutavad nagu seda, et nad zoomivad väljast suure pildi sügavasse äratundmisesse, seda ilusam saab olema maailm. Mida rohkem on neid, kes oma sügava teadvustamata hirmu projekteerivad hästi kaugele ja suureks, seda halvem, eks ju. Et see on nagu praegu selline, et me õpime mingis mõttes nagu kasutama oma teadvust. Siuke teaduse avardamine käib. Ja. Ma olin praegu nii kaasas. Väga lahe. Nii, kas küsimusi veel? Palun. Ja mul on küsimus tegelikult vendi alt ja ma tahaks vastust saada. Mul on üks küsimus veel tulemas, aga küsi sina. Ma proovin seda. Mida jälgida oma sünnikaardis ja mis teadlikkust tuua planeetide seisust? Vot, see oli minu väga hea küsimus, mis ootas oma hetke, aga näed, siin juba jõuti minust ette. Mul on väga tänulik sulle, et kuidas sa, ma korra löön selle küsimuse ka, siis ta on siin salvestuse peal ka, et kuidas lugeda oma sünnikaarti ja mida näha siis erinevate planeetide siis ristumistest ja seisudest. Sünnikaart ongi siis põhimõtteliselt, ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem inimesed seda mingil kombel kasutavad, aga kuna sellega ongi niimoodi, et tegelikult on see siis lihtsalt kosmilise konstellatsiooni kasutamine selleks, et korrastada oma kohalolekut. Et miks on üldse tekkinud selline nagu sünnikaardi kasutamine või astroloogilise tööriista kasutamine, see on tekkinud ilmselt sellest äratundmisest, et niimoodi on võimalik
teadlikult ehitada silda materiaalse kogemuse kahe äärmuse vahele. Et astroloogia ei ole vaimne tööriist, astroloogia on materiaalne, aga teda kasutab teadvus. Ja teadvus kasutab teda selleks, et korrastada oma rännakut, korrastada oma kohalolekut. Sest et materiaalse kogemuse kaks äärmust on inimene ehk individuaalne teadvus ehk teadvuse osake mateeriaruumis. Ja kosmos on siis mateeria osakesed ehk taevakehad teadvuse ruumis. Teadvuse osake mateeria ruumis, mateeria osakesed teadvuse ruumis. Teadvuse osake mateeria ruumis, siin me istume nagu rebumunas. Selles mõttes, et me oleme nagu vangistatud. Vahetevahel te olete kindlasti kuulnud ka, et me oleme õudne vanglaplaneet, on ju. Ja see on tõesti tõsi, aga rebul ei saagi juhtuda midagi paremat kui see, et ta vangistatakse, eks ju. Sest et ta ju valgub muidu laiali. Et kui me vaatame näiteks linde, siis linnuvanemad munevad oma lapsed ilma uste ja akendeta üksikkongi. Väljumine 100% omal vastutusel ja kogu aeg istutakse otsas. Küllaltki, ma ütleksin, tõhus menetlus. Aga niimoodi kaalutakse üles täielikku, ütleme, lennuvõimet. Et just nimelt see manifest, et see nokk tuleb läbi koore, et see young impulss, see mina olen, tuleb ja siis koor otse kohe alistub, eks. Aga mitte kunagi ei ole keegi näinud, et koor lahkuks enne, kui eks, sellist asja ei ole, on ju. Ja sellepärast ka inimene peab korrigeerima oma arusaamisi asjadest, eks ju. Et niimoodi on nende, jah, et me nagu ootame kogu aeg, et nagu koor lahkuks ja siis kannatame, on ju. Kus on teie nokk, vabandage, on ju. Umbes nagu selline asi. Jah, oota, aga kust me üldse sellisesse kohta nüüd sattusime? Sünnikaardist rääksime. Ja, no vot, ja ongi see rebumunas, eks ju, et individuaalne teadvus siis ongi vangistatud, ütleme, mateeria ruumi ja see ongi see kindla hoidmise lubadus, et mateeria hoiab nii kaua, kui inimene on oma teadvuses rebu, nii kaua teda mateeria ei alistu. Mateeria mitte kunagi ei alistu ratsionaalsele mõistusele. Kui inimene toetub ratsionaalsele mõistusele, siis mateeria ei alistu. No ja tänu sellele ta peabki manipuleerima, sest teist varianti nagu pole, on ju. Aga niipea, kui inimene hakkab toetuma äkitselt vaimule, hakkab äkitselt toetuma seletamatul kombel iseendale, väele, no nimeta kuidas tahad, siis jõustub otse kohe kosmose printsiip, et mateeria on vaimuteenistuses. Mateeria on vaimuteenistuses ja kui inimese selja taga on äkki vaim, siis ta avastab imed. Ta avastab, et see samm avaneb. Mateeria alistub, on ju. Vau, on ju. Mingi asi ilmus, on ju. On ju. Aga seda ei juhtu enne, kui tema teadvuses on toimunud see muutus. See on nagu selline asi. No vot, ja kosmos on siis põhimõtteliselt mateeria osakesed teadvuse ruumis, kus me näeme vastupidi siis materiaalse kogemuse vabaduse tasandit, mis on nagu vaba voolamine. Kõik liigub oma orbiidil õigel ajal õiges kohas, saada sinna kas või tehiskaaslane mirr, kõik läheb orbiidile, kõik on null liikumine. Ja niimoodi siis inimene saab kasutada astroloogilist kaarti või siis seda kosmilist tööriista just selleks, et oma munas istumist nagu ütleme selle kosmose vabadusega nagu ünnistada. Et mul on lihtsam, kui ma avardan oma teadvust, sest ma saan aru, ma olen kaasas selle iseenda lahtipakkimise rütmiga, et ma olen kaasas. Et ma isegi mingil hetkel sain aru, et armastus enda vastu ongi kõige rohkem just see, et ma olen endaga kaasas. Ma olen päriselt nagu täie tähelepanuga endaga kaasas, et kui mulle jõuab kohale millises mõõtkavas selline väike õrn inimene, nagu ma olen, täitsa puru loll alasti, nööri otsast tulen, eks ju. Ja kuidas ma jätan enda maha, eks ju. Ja peksan enda teiste nimel läbi, või ma ei tea, teen sellist koledad asju. Et armastus enda vastu ongi just see, et ma olen täiesti teadlikult endaga kaasas ja astroloogiline tööriist on üks võimalus olla endaga kaasas. See on see. Ehk siis ta tegelikult avab sulle mingid perspektiivid, mida jälgida oma kogemuse. Jah, sa saad aru näiteks, et kui sul on põhimõtteliselt Pluto-Saturni kvadraat, siis sa saad aru, et nüüd praegu kõrgem korrapära kalibreerib sind nagu väga otsustavalt nagu koju, eks ju. Ja kui sa oled nagu väga endast välja läinud, siis sa saad ilmselt laksu, eks ju. Kui sa oled täielikult kodus, siis see aitab annab sulle väga tugeva toetuse nagu
kogedagi seda iseendas olemist, eks. Või kui sul on näiteks trigoon seal, ütleme Marsi ja Jupiteri trigoon, siis sa tead, et see on see aeg, kus sa saad avada oma loovuse, sa saad alustada suuri asju. Maailm ootab sind, maailm võtab su vastu, eks ju. Sa saad aru, sa lihtsalt saad vaadata kõrvalt või sul läheb uraan, läheb üle päikese, sa tead, et seda juhtub ükskord elus, sest uraani täisring on 84 aastat. See tähendab seda, et sinu teadvus hakkab avanema, sinu enese teadvus läheb täiesti uuele tasemele. Sa oskad olla tähelepanelik, sa oskad olla endaga kaasas. Sa vaatad, mida see siis nüüd tähendab, mis ilmus on ju. Mul tuli mingi uus inimene minu ellu. Tuli näiteks Pluutoga päikese peal. Ossas süda, sealt hakkab tõde tulema nüüd on ju. See puudutab nüüd mul mõningaid väga olulisi asju, eks ju. Et siis ma oskan võtta oma elu nagu seiklust. Et ma oskan nagu olla endaga kaasas. Et astroloogiline tööriist on oma iseenda kohaloleku korrastamiseks, iseenda kompuutri korrastamiseks, selleks, et olla endaga kaasas, et mitte minna endaga vastuollu, et mitte endale haiget teha ilma asjata, eks. Või läbida teatud kohti ja saada aru, mis maastik see on, kus ma praegu olen. Et selline, ja ma tean, et see lõpeb, et kui see on Saturni pinge aspekt, siis ma tean, et pool aastat, siis ta saab, ükskõik kas ma saan aru, kuidas see võib lõppeda või kuidas, igal juhul on see poole aasta pärast läbi, on ju. Kui on Pluuto pinge aspekt, siis 2 aastat. 2 aastat võib olla küllalt keeruline, aga ma tean, et see lõpeb ära. Et see on nagu minu abikaasa kunagi ütles, et elus on 2 olulist asja, et nagu lõbustuspargis, et sa ühesõnaga ei tohi kärust välja kukkuda ja pead lõpuni vastu pidama. Väga inspireeriv. Nii, kas meil on veel mõni küsimus? Ja sealt poolt tuleb teine veel, palun. No, ka siit samast listist head küsimused. Ma tundsin, et ma ei saanud vastust sellele. Kuidas olla terviklikkus ja terves suhtes? No vot, see terviklikkus ja terves suhtes olemine on seotud kõige rohkem selle sama aususega ja selle tõetunnetusega, sellepärast, et kui ma nüüd võtan selle, et kõik on õigel ajal õiges kohas, minu kõrgem olemus on õigel ajal õiges kohas, siis sellist varianti, et minu ellu ilmub miski, mis ei ole õige või keegi, kes ei ole õigel ajal õiges kohas, siis terves ja õnnelikus suhtes olemine kõige rohkem on seotud, et kas sellega, kas ma tunnen ära, mis suhe see on. Et mida see suhe minus äratab, mis võimalus see on. Ütleme, et inimesel on väga palju probleeme sellega, et me loome ideaale ja me joome illusioone. Et meil on mingi printsessi unistus, eks ole, kuidas me siis valge kleidiga, lilled käes on ju. Kõige hullem on veel see, et meil on perepilt on ju, et me peame seal sellises asendis kogu aeg olema, eks ole. Ja loomulikult nagu argipäev tuleb ja kõik on perses, sest asend läks täiesti käest ära, eks ju. Mis asend see täpselt on, ma ei kujuta ette seda printsessi seal? Beebi käes. Ükskõik, ühesõnaga see ideaalne asend, kuidas ma hakkan partnerluses olema, on ju. Nagu lilled ja kõik ujub üle. Sale printsessi kleidiga sellise naeratusega olen, on ju, ja siis me oleme kogu aeg koos ja meil on pidevalt puhkusereis, on ju. Et siis muidugi see suhe alati ebaõnnestub. Alati, miks küll elu minu vastu nii karm on ju. Aga kui ma tõesti saan aru, et minu ellu tuleb nagu kõrgema korrapära järgi alati nagu need kaasteelised, nagu minu Pets nimetas ennast meid, kui me laiali läksime, sest me saime oma töö valmis, siis ta nimetas meid ümber kaasteeliseks ja minust sai tema juuksur. et siis ma saan aru, et kõik kaasteelised on minu juurde tulnud nagu sõna otseses mõttes kõrgema korrapära järgi. Mõni tuleb 1 päevaks, mõni tuleb nädalaks, mõni tuleb pooleks eluks. Aga mina pean ise ära tundma, mis osa ta minust äratab, et mis võimalus see mulle on, mis osa minust saab nüüd ärgata läbi selle, et saabus selline inimene, millist osa ta minust puudutab. Sellist asja, et nagu suhe ei sobi, ei ole olemas, lihtsalt milleks see suhe sobib. Ja muidugi tihtilugu nagu need kaaslased, kellega sa saad läbi mängida nagu võib-olla kõige riskantsemad osad. Minul näiteks vend on olnud üks kõige riskantsemate osade läbimängijana. Et me ikkagi mängisime läbi nagu selle põrgu intensiivsuse niimoodi, et see on väga suur usaldus. Kui sa saad puudutada väga sügavaid tasandeid, kus on alati suur intensiivsus, palju hirme, palju süüdistusi ja kui sul on selline kaaslane, kellega sa saad nagu koos puudutada midagi väga sügavat, eks ju. Ja see midagi tuleb siis teadvusesse, avaneb, terveneb ja siis peale seda saab tulla juba keegi teine. Saab juba keegi järgmine su ellu tulla, eks ju. Et see ikkagi minu jaoks nagu,
kuna kogu elu on suhe ja kogu elu on suhteline, inimestevahelised suhted, ürgelementide vahelised suhted, inimesed on ju ka meie elus nagu ürgelementide esindajad, et ei ole ju sama, kas sa istud lõkke ääres või järve ääres, eks ju. Aga sama lugu on ju inimestega. Minul ka esimene abikaasa oli mul täiesti veeelemendi mees, puhas amfiib on ju. Ta ainult naeratas, ta ei rääkinud mitte midagi on ju. Ja ta töötas kõigis 3 Eesti vastuluureorganisatsioonis. Täiesti top secret mees on ju. Ma ei teadnud kuni lõpuni, kellega ma koos elan, aga ma väga armastasin teda. Selline tegelane, eks. Aga tema viis mind põhimõtteliselt sellele sügavusele, kus mul oli võimalus ärgata koos nende tuumafüüsikutega, viis mu sisuliselt ristteele ja ta oli nii osav vend, et pomm tee peal ei lõhkenud. Ta oli nagu selline tegelane, kes ta oli niivõrd sensitiivne, et ta suutis nagu mind mitte närvi ajada. Kuni ma jõudsin selle koha peale, kus ma sain abaneda. Ja? Sest enne ma oleks lõhkenud, eks. Ja ma ei saanud elada ilmselgelt koos mitte ühegi vähegi mehelikumate energiatega mehega, sest meil oleks ikka hirmsaks jamaks läinud, on ju. Aga tema oli nagu, ütleme, energeetilises mõttes ta oli nagu täiesti veeelemendi mees. Ja temaga koos oli võimalik nagu minna järgmise kontrollpunktini niimoodi, et kõik oli korras. Et võt selline ja võid ju esitada, ütleme, kui ma niimoodi tagasi vaadates näen, siis ma saan aru, et see oli ideaalne sobivus nagu selleks teelõiguks. Ja muidugi meil oligi see, et kui ma miks ma temaga abiellusin? Ma abiellusin temaga sellepärast, et see oli mu elu esimene nagu nägemus või õigemini selgelt kuulmine. Me sõitsime autoga, ta tuli Soomest, tal oli roheline Žiguli ja me sõitsime, selle ajal oli veel täisnurkne kurv, pööras Tondi tänavalt Linnuteele. Ja siis me pöörasime Tondi tänavalt Linnuteele ja seal kurvis mina äkki just nagu kuuleks, nagu keegi oleks mulle öelnud, et see ongi see mees, kellega sa saad koos elada terve elu. Ja tead, see oli nagu nii reaalne, et mina kohe ütlesin talle, et mina olen nõus, aga temale ei öelnud ju keegi midagi. Ja nii me abiellusimegi, ja saad aru, sest tema oli nõus, on ju. Ja siis oligi selline asi, et me jõudsimegi sellesse kohta, kus ta kolis minu juurest Lootuse ja Vabaduse puieste nurgale. Ja siis oligi see, kus ma sain äkki ühel hetkel aru, et minu ratsionaalne mõistus tõlgendas seda, et see on see mees, kellega ma saan koos elada terve elu nagu ajalises võtmes. Et ma sain aru, et ma elan temaga nagu terve elu, nagu ütleme füüsilise nagu elupikkuse mõttes. Ja siis, kui me ühel hetkel jõudsime sellesse ja tänu sellele, et ma nii tõsiselt seda võtsin, tänu sellele ma läksingi lõpuni välja selle muutuseni, sellepärast, et ma olin niivõrd veendunud, et ma elan temaga terve elu, sest see oli minul nii tugev puudutus. Ja siis, kui me saime oma suhtega nagu ühele poole, siis ma pärast sain aru, et see tähendas, et ma saan temaga elada koos terve elu, ehk siis tervendada oma elu. Ja seal pole ajaga üldse mingit pistmist, on ju. Et need on nagu sellised nagu teadvuse mängud mingis mõttes, et kui meie teadvus muutub, siis kõik muutub. See on nagu väga huvitav. Sellised koodlaused, inimestel on väga palju selliseid koodlauseid. Isa näiteks ütles, et nii kaua, kui sa minu katuse all elad, teed sa seda, mida mina tahan. Ja siis laps teab, et ta peab tegema seda, mida isa tahab, sest isa ütles nii. Ja siis äkki ühel hommikul ärkad üles ja ütled, oi, ma pean isa katuselt ära minema, on ju. Et lause tähendus on nagu sups muutus teistpidi, eks ju. Et me kasvame nagu tähendustes. Ja suhetega on sama lugu, et suhted on üks kõige võimsam tähendustes kasvamise viis. Ja kui me suudame seda jumalikku aspekti seal taga näha, et see inimene on tulnud mu ellu äratama, ta on võimalus, et me saame koos puudutada mingit osa, mis tuleb teadvusesse. Kui ma tõesti julgen ja saan aru, siis mu elus on ainult nagu võimsad kaasteelised, tulevad ja lähevad ja tead, nad on nagu Hollywoodist, et need kuldsed tähed seal. Sellega koos ärkas see, sellega koos ärkas see, sellega koos ärkas see, eks ju. Nii ongi. Ma olen täitsa lummatud, selles mõttes ma nii kohal või ma ise arvan, et ma olen nii kohal, et mul nagu mõte lihtsalt jookseb nii kaasas oma paralleelidega,
see, mis sa kõik ütled, mul tuleb kuskil mingisugused pildid jooksevad ja mingid tähendused ja mingid tunnetused ja jooksevad ka sinu pildid, selle härra pilt jooksis mu silme ees ja ma nagu siuke visuaalne tüüp. Ja siis vahepeal mõtlen siin küsimusi, siis mõtlen, et aga mul ei ole mitte ühte küsimust. Ma lihtsalt tahaks olla siin ja hoida sulle seda ruumi, et kuskilt sul see kanal ülevalt alla tuleb või ütleme vasakult paremale. Et ja küsimused minul on täitsa otsas. Et kui veel publikul on küsimusi, siis palun, meil on 2 väga aktiivsed eriauhinnad teile muidugi. Et maja poolt siis kummalegi 1 kook ka. Et aitäh, et te olete nii aktiivsed. Aga palun, teine küsimus sinu poolt, Maria. Mul oleks selline küsimus, 2 küsimust ühes. Et kas sa tead oma elude numbrit ja kas sa toitud kuidagi eriliselt, et hoida enda kanalit või seda ühendust loojaga, et sa väldid mingeid asju oma menüüs? Elude number on mul 8. No, lõpmatu ikka. Aga toitumisega on niimoodi, et mul nagu sellist nagu põhimõttelist toitumise järgimist ei ole. Et ma olen hästi palju olnud, ikkagi ma toitun nii, nagu mul parasjagu see tunne või taju on. Ja ma olen hakanud aegade jooksul nagu vähem sööma. Et ütleme, ma ei tõlgendagi seda nagu nii, et mida ma ei söö, vaid ma pigem olen läinud nagu seda teed, et ma valin välja selle, mida ma tahan. Ja ma ei tegele sellega, mida ma ei taha. Sellepärast, et kuna me elame tänasel päeval sellises külluses, mitte ainult toidu mõttes, vaid kõige mõttes, siis ma olen otsustanud, et ma ei tegele sellega, mida ma ei vali, sest seda on nii kohutavalt palju. Ja ma tegelen sellega, mida ma valin. Nii on mul. Tundub väga loogiline. Kas sa tahaksid kommenteerida? Et siis nagu selliseid asju ei ole, et sa väldid alkoholi täielikult või suhtud täielikult? Ei ole. Sellist asja mul, seda, mida ma väldiksin täielikult, seda mul ei ole. Et kui mul on ikkagi kui minu teadvuse ruumis on näiteks vaja mingi väga olulise märgilise inimesega lüüa kokku näiteks Türgist toodud pokaalid kamina ees, võtta pipra viina, võtan. Et mul on nagu niimoodi. Mulle meeldib see ausus ja ehedus, et nagu ise siuke nagu maag ja siis nagu ma olen siuke nagu maalt ja hobusega umbes, et nagu tuleb seal see viinavits lüüa, siis ma võtan selle reispassi kaasa ja nii on. Kui ma tunnen, et see asi kuulub minu pilti praegu, siis mina seda teen ilma igasuguse kahtluseta, eks ju. Ja. Et see näitabki sinu nagu seda maagilisust maises sellises nagu karakteris. Et sa kuidagi usaldad seda teekonda, usaldad seda, et need inimesed, kes sinu juurde tulevad, sulle midagi pakuvad või on sulle valmis midagi pakkuma, siis sul on alati võimalus nagu tunnetades seda otsust teha ja endale kindlaks jääda, usaldada iseenda intuitsiooni. Jah, sest et ma olen kogenud lihtsalt seda, et teadvuse ruumis on sellised asjad, et kõik on mingil kombel nagu rituaalne. Ja näiteks, kui mul on mingisugune väga valus ohverdus näiteks vaja kuidagi ära endas lahendada, näiteks mul on olnud üks koht nagu selline. Ja siis mingisugusel hetkel tuli mu ellu keegi, kes pakkus mulle nagu seapekki, keedetud seapekki on ju. Ja ma tundsin, et see on nüüd praegu see pühitsus on ju. See on nüüd see pühitsus ja siis mina seda sõin, panin sinepid peale ja tundsin, et yes, nüüd ma olen selle omaks võtnud on ju. selle sündmuse olen ma nüüd omaks võtnud on ju. Võt siuke. Et nagu ja ma olen avastanud ikkagi, et kuna inimene on terviklik olend, siis põhimõtteliselt ma ei saa öelda, et mu keha ei tule toime. Et ma võin süüa ka raudnaelu, kui ma selle ära seedin, et väga palju on ikkagi selles, et kuidas mu teadvus tuleb toime teatud asjadega. Et pigem, kui ma midagi ei talu, siis tavaliselt seal taga on ikkagi see, et mu keha annab mulle märku, kuidas mu teadvuses on mingi teatud printsiibiga. Et mul on mingi teatud talumatus mingisuguse teema suhtes, näiteks mingisuguse asja suhtes, et siis ma võin hakata otsima, kus see mul on ja et miks see niimoodi on. Et selles mõttes, et ma ei ole avastanud, et inimese keha, kui oleme teel tervikusse, et ma nagu põhimõtteliselt ei tuleks toime, aga see ei tähenda ka seda, et ma kühveldan suvaliselt nagu kõike. Vaid siis see peab olema ikkagi nagu äratundmine, et see on praegu nüüd see koht siin. Kas sa, selline lisaküsimus ka veel, et kas sa usud, tead, näed, koged või oskad kommenteerida sellist asja, et mingitele inimestele sobivad mingid piirkonnad sellel planeedil? Et nad võib-olla sünnivad Eestis, aga tegelikult nad üldse peaks elama Baalil näiteks.
Sellega on jah niimoodi, et kuna see korrapära ongi mitte ainult ajas, vaid see on aeg-ruumi korrapära, eks. Ja ruum on täpselt samamoodi korrapärane, täiesti korrapärane. See, kuhu me sünnime, kuhu me liigume. Et astroloogias on ka olemas selline maapealne nagu ruumi astroloogia ehk siis astrokartograafia. Et kus on võimalik siis vaadata, panna oma sünnikaart just nagu maa mõõtmesse. Ja tõesti, me tegime Petsiga, me tegime pikka aega, tegime planeedi joonte rännakuid ja see oli üliäge. Me tegime näiteks tema päikesejoonele, läksime nagu kuni merepiirini. Igasugused Merkuurijooned, igasugused jooned ja see sümboolika, mida me selle joone peal nägime ja minu päikesejoon läks Muuga sadamasse. Seal oli mingid hirmsad tünnid olid nagu täpselt ratsionaalse poole peal, et see on olnud väga-väga huvitav ja muidugi ka see minu Türki minemine oli ka nagu täiesti ja Tenerifele minemine tööle ja kõik nad on olnud alati märgilised. Nad on alati olnud täpselt see koht, see teema, kõik see, mis seal oluline on. Minu töökaaslane Reet tuli mulle Türki, ta oli alguses, kui ta tuli, ta oli veel selline haige ja kõik on ja siis ta põhimõtteliselt hakkas nagu õide puhkama meil täie hooga on ja siis me ühel hetkel vaatasime, tal sai nagu see Kemeri tööperiood otsa ja siis meie ülemus saatis ta lihtsalt Hurghadasse, nagu lihtsalt lampi edasi tööle. Ja siis me vaatasime, et nii, vaatame siis kaarti ja kujutad ette, Tallinnast ütleme Kemerisse on 17 kraadi kaksikutes ja Kemerist täpselt edasi sama joon läheb Hurghadasse ja see on tema päikesejoon. Nii et ta nagu rändas mööda oma päikesejoont, kusjuures ta ise nagu mitte midagi selle heaks ei teinud. Et selline... Usaldas, et tal on hea tööandja, kes saab ta täpselt õigesse kohta. Jah, et sellised, et me liigume ikkagi, see on see õigel ajal õiges kohas. Et me oleme ja kõige kihtim ongi see, kui ühel hetkel hakkad ära tundma, kuidas sa oled kantud. Just selle sama kõrgema korrapära poolt kusagil sügaval iseenda sees. See on nagu sellised helendavad luud on ju, mis kuskil sees on alati paigas. Ja siis hakkad nägema seda oma elu maagiat ja hakkad seda usaldama. Et see on selline... Ja siis on ka aega vaadata ja märgata, seepärast, et kui sa enam ei rapsi, ei otsi kogu aeg, ei kahtle ja ei tee seda nii-öelda graafikut karvaseks on ja siis on sul ka palju rohkem ressurssi märgata neid märke ja näha seda müsteeriumit ja nagu saada aru, kuidas ikkagi see looja, kes su teele on saatnud, on nagu toetamas sind nagu tohutute ressurssidega kogu aeg lakkamatult, eks ju. Sa oled ju looja investeering enese teadvusesse. Sa mõtled, et sa ei ole hoitud või? See on ülioluline, ta laseb selle raisku minna või? Jah, et see asi. See on küll väga kandev sõnum, mida siit kaasa võtta meile kõigile. Et suur tänu kõigile, kes te täna tulite sellele rännakule kaasa. Ma olen täiesti veendunud, et teile läks see korda, teile läks hinge ja teie vaim sai kinnitust, mida ta tuli otsima täna siia. Ja sinu sõnad nii multidimensionaalse tasandil, nii ekspressiivselt ja humoorikalt väljendunud, et ma olen kaotanud ka oma sõnad, et tõesti olen väga hinge puudutatud ja tunnen neid lugusid ja seda usaldust, et ka mina olen valinud oma õige tee ja olen õiges kohas õigel ajal, et me täna sinuga saime siin laval kokku, et tõesti... Ma sain valmis täpselt selleks ajaks, nagu sa nägid. Ja? Just. Et me ei ole ühtegi podcasti pidanud edasi lükkama, aga see kord pidin edasi lükkama, sest oli teada, et muidu oleksin, ma ei tea, kas karkudel võib-olla oleks tulnud, aga mingite vahenditega oleks iga tõul siia veelenud see. Ma ei sobinud sellesse aega, sest siis ei olnud tuli veel ärganud. Just, täpselt. Et jah, mul oli väga hea meel näha sinu Facebooki postitus ka, kus sa jagasid, et tuli on täpselt pööripäeva veel, et see oli tõesti nagu siuke, mul tuli kohe siuke härd tunne sisse, et see on äge ja tõesti, kellel on soovi. Väga paljud on juba käinud minu juures kosmoses siin. Just, aga kõik, kes meid video vahendusel vaatavad, siis saavad seda kindlasti veel teha, et see on üks kosmiline rännak enda sisse ja seal ongi nagu iga sõna
iga mõte puudutab just täpselt nii-öelda siis kogejat, seda inimest oma sünnikaardiga, et see on väga väärtuslik info, mis sealt vastu saab võtta. Et tõesti aitäh, et sa teed sellist eriskummalist ja vägevat tööd siin meie omas Eestis, kus kõigile tood seda valgust sealt kaugemalt ja kõrgemalt. Eks ma olen seda tegema hakanud enda pärast. Aga seda mul on tõesti väga suur rõõm olnud nagu seda jagada. Just neid kohtumisi, et see on nii äge. See oli minu suur unistus kohtuda inimesega niimoodi silmast silma ja nagu sellises äratundmises. Ja mul on neid võimalusi selle 30 aasta jooksul tekkinud ja see on alati nii tore, et sa alustad nagu näiliselt täiesti võõra inimesega ja lõpuks on ikka 4 rõõmsat silma, on ju. Täiega. Ma täna siin näen väga palju veel rohkem rõõmsaid silmi. Et suur tänu sulle, Kallistiina! Aitäh! Teile ka! Suur tänu!